Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! Võrkpallivõnked, 7. episood ja hakkame minema. Taas on hea meel öelda, et me ei ole siin stuudios üksi omakeskis tavalised olijad, vaid meil on ka külaline. Külas on siis Täht ja üllatus, ei olegi tegemist Robert Tähega, vaid Tristaniga. Tere, Tristan! Tervist! Et kas võib nüüd öelda, et lõpuks oled leidnud ühe elemendi, millest sa Robertile nagu ära teinud, et võrkpallivõngete saates sa jõudsid esimesena? Nojah, ma ootasin tegelikult, millal see Robi üles toodi ja ma joodan, et see esimese 5 sekundiga üles tuleb, aga jah, see on esimene. Tuleb. Tuleb veel mitu korda. Ja siis meil on siis Martin Kukk stuudios. Tere! Marti Juhkami seda puhku ei ole ja mina saatejuht Märt Roosna, üks saatejuhtidest. Nonii, võtame siis kohe võib-olla tõesti kõige aktuaalsema teema seoses Tristaniga, et siin vahepealse 2 nädala jooksul, mis me saadet teinud ei olnud, üks kõige ägedamaid ja huvitavaid uudiseid oligi see, et siis Tristan Täht siirdus Selver TalTechist Pärnu meeskonda. Tristan, räägi, kuidas diil toimus, millega Tamar Nassar ja Jaanus Nõmsasalu su ära võlusid? No eks Pärnu on mind juba paar aastat tahtnud, et juba eelmine aasta oli natuke tõsisem. Et siis nad eelmine aasta üritasid mind meelitada sellega, et neil tuleb Eesti parim treener sinna, aga nad ei öelnud mulle täpselt, kes see veel on. Et sellega lihtsalt meelitasid, et on parim, aga ei öelnud kes. Et siis eelmine aasta mõtlesin, et las olles parim, et mul TalTechiga on kõik super ja et kõik siin klapib, et jään siia, aga et see aasta juba enne hooaja lõppu, enne kui nad minuga rääkisid, siis mul oli selline tunne, et seal huvi on ja et kui sealt peaks tulema midagi, et siis Eestis on arvatavasti kõige mõistlikum pakkumine, et põhiliselt ongi treeneri pärast, et ma ise pole kunagi Vassiljeviga trenni teinud, aga vend Robi soovitas seda ja ka näiteks Alari Saar, kellega ma palju rääkisin sellest Pärnu teemast, ütles ka, et Vass on top. Ehk et treener oli see kaalukas argument? See oli üks suuremaid põhjuseid, et miks ma Pärnusse suundasin. Aga kas sul oli teistest klubidest ka pakkumisi, Eesti klubidest? TalTechiga rääkisin, et nad olid natuke ka nii-öelda hiljaks selle pakkumise tegemisega, et Pärnul oli juba leping laual ja juba ootasid, et ma alla kirjutaks. Et TalTechiga juba jaanuarikuus umbes kuulsin, et peaks tulema nii-öelda noorenduskuur sinna. Et mina kui 20-aastase mängijana, et mul oleks nagu väga palju kogemusi seal tiimis võrreldes teistega. Et siis juba tollel hetkel juba mõtlesin enda peas, et ei tundu minu jaoks just kõige mõistlikum variant, kui ma tahan ise areneda, ise minna Eestist välja ja olla nii hea võrkpallur, kui ma saan, et siis pigem olen nende meeste vahel, kes on rohkem kogemusi, kes saavad mulle midagi anda. Kas tegu on aastase lepinguga, saad seda öelda? Jaa, tegu on aastase lepinguga. Et oli eelmine hooaeg, nad üritasid mulle 3 aastast pakkuda ja see oli 2+1 või midagi sellist, aga mul oli väga kindel see, et aasta. See on vist võrkpallis üsna tavapärane, et aastased lepingud, ma arvan. Jah, pigem. Ma küsin Tamar Nassarilt ka, et tema vaadet, et kuidas läbi rääkida ja millega võlus ja ta ütles, et sünnipäeva kutse saamise näitega. Mis asi see oli? No enamasti rääkisin Nõmsaluga ja siis ta päris peaaegu iga kõne mainis seda, et kui sa kutsud sõpra 3 aastat sünnipäeval ja ta ei tule, et siis 4. aastat enam kutsat ei saa. Seda kuulsin kogu aeg. Selge. Paneme kõrva taha, et selline strateegia. Aga Eesti parimasse linna on Tristan tulemus. Mul on selle üle ainult hea meel. Aha, sellised kommentaarid. No nii. Võib-olla siis siin sissejuhatuses oleks õige koht ära õiendada, aga siis eelmise saate natuke tagasisidet meiega võttis ühendust siis Eesti koondise ja Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg, keda siis kuidagi puudutas kõne all olnud temaatika, mis siis kätkes siis võrkpalliklubi treenerite riietust. Et oli sellised teravad märkused, näevad kohutavad välja oma mitu numbrit suurtes stressides. Ja me siin ka arutasime ja siis Marti vist ütles, et peaks kuidagi reglementeeritud olema, et nagu siis teistes riikides ja
Alar täpsustas, et esiteks EM-il ei ole mingeid reegleid, et siis Poolas ei olnud mitte mingeid reegleid, et ainuke vist, kus midagi on siis Itaalia kõrgliigas, et no aga miks siis mitte, et Eesti võiks nagu teine olla. Tristan, on sul mingi seisukoht treenerite riietuse vormi osas? Ei tead, sellele on pole kohe üldse mõelnud. Et sind otseselt ei häirinud see, kuidas ütleme, Andres Toobal seal tegutses? Mul oli täitsa sabikaus olla. ma olen sinuga samas parteis, et mind ka üldse ei häirinud tegelikult. Nii, aga siis võtame ette ütleme põhiteema, et Eesti koondis. Et praegu ongi võrkpallis selline kätte jõudmas siis selline aeg, kus klubi võrkpall on kohe-kohe lõpetamas. Lõppakord on siis sel nädalavahetusel Poolas toimub Champions League'i Final Four ja siis hakkavad koondised toimetama, tegelikult vaikselt juba toimetavadki, et Läti koondis kogunes vist, mitmes meil täna on? 12 vist kogunes siis eile või? Eile kogunesid, jah. Et härra Vassiljev on juba Riias ja annab selle lätikeelseid korraldusi meestele, Svants hüppab juba. Nii, aga siis koondis, meil on nüüd see sama see paha lugu, millest on siin palju räägitud, et kuldliigas kahjuks ei osale. Et siis suve esimene pool on nagu vaba meil. Aga saame rääkida koondise nimekirjast ja seda natuke arutada. No tegelikult natuke võiks rääkida ikkagi sellest ka, et Alar Rikberg ise ka meil saates ütles, et kuna on ainult kaks tähtsat olulist mängu, siis seda koondise nimekirja laiaks ei aeta. Mina tavasin ennast mõttelt, et äkki võiks just see olla see suvi, kus sa siis ajad selle koondise nimekirja laiaks. Et sul on ikkagi esimesed 2 kuud, võta noored, hakka nendega tööd tegema enne, kui sa hakkad tegema siis oma põhituumikuga. Äkki sealt keegi selle suvega paari kuuga tõuseb nii hästi esile, kas või Tristan siin Kurik, noor mees, ma ei tea, Kusti Nõlvak, miks mitte. Aga see argument oli ju vist ikkagi see raha kokkuhoid, et sa ei saa seda koondist suureks ajada. Aga võtame nüüd naistekoondise. Ja. Nemad alustasid juba tööd vabatahtlikkuse alusel, et käivad Audenteses tegemas trenni, et miks ei saaks meestega samamoodi teha. Et see vist ei tohiks olla ju nii kulukas. Vähemalt minul tekkis selline mõte, et võiks tegelikult nii olla. Okei, et Alar, kui sa seda kuulad, et mis te magate, seal hakake pihta, et kutsu mehed kokku ja Tristan siin noogutab. Jah. Et okei, aga võtame siis selline huvitav mõte, et tõesti, miks mitte. Võtame siis nimekiri ette. Sidemängijad, Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma. Kas oli üllatusi kellegi jaoks? Ei olnud üllatusi tegelikult. No mulle meeldiks, kui seal Kusti Nõlvak ka oleks. Aga kas Markus Keele puudumine ei ole üllatus? Eelmine aasta ta oli ju... Ta oli eelmine aasta, aga hetkel ma ei tea, kui palju üldse on infot seal sellest Bulgaaria liigast ja nii edasi, aga ma arvan, et need 3 on loogilised valikud minu jaoks. Vaatame Tristani otsa ka, järsku ütleb ka terava sõna sekka. Ma olin ise ka ainult üllatunud selles, et kus Markus Keel on. Et ei osanud, ei teadnud. Okei, võib-olla seal on mingi konkreetsem põhjus, võib-olla see on lihtsalt treeneri nägemus. Aleksander, on ta koondises üldse platsile saanud? Platsile minu teada äkki mitte. Ta vist ei ole ametlikes mängudes mänginud minu teada ka mitte. Okay. Aga ma nüüd pead ei anna siin. Just. No igastahes väga oluline samm tema jaoks ja hoiame pealt, et mehel kõik hästi läheks. Diagonaalründajatena kirjas siis Rene Teppan, Timo Ander Lõhmus. See, et Oliver Venno ei tule, oli varem teada, et see ei ole nagu pommuudis. Et huvitav on see, et eelmine aasta, nad on nüüd teinud vangerdus, et kui eelmine aasta oli Kordas, oli diagonaal, siis nüüd on nagu Lõhmus, et on sedasi ära vahetatud. Aga natuke näitab see meie diagonaalründajat osakonna õukesust või? Et ei ole meil väga siin peale tulemas, et me peame ikkagi kogu aeg siin varieerima nurgaründajaid diagonaalründajateks. Ja sellega oli see ka, et eelmine aasta, kui oligi Kordas, oli diagonaalründajana nimekirjas, siis trennis oli, kas ta mängisid pooleks või vahepeal oli isegi enamasti Lõhmus seal diagonaali koha peal, et tõdused vahet on, ta oli 5 nurka, kellest üks mängis diagot. Nojah, igastahes tundub, et Kordas nüüd ongi ikkagi nurgaründaja tagasi ja et nii koondises kui klubis, eks ju.
et siis nurgaründajad Karli Allik, Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt. Tristan, räägi, kas oled pettunud, et sind siin nimekirjas pole? No pettunud on võib-olla vale sõna, et see peale sellist hooaega ega ma ei oodanud ka seda koondise kutset, et no pettunud selle hooaja suhtes, aga igati õiglane, et see aasta me sinna koondisesse ei mahtunud. Ja nurgaründajate osakond näeb küll üpris tubli ja tugev välja minu jaoks. Jaa, aga no natuke tahaks ikka diskuteerida, et meie siin kaassaatejuhti Martti Juhkamit ei ole seal ja peatreener Rikberg siis selgitas, et kui Juhkami tahab oma klubikarjääri jätkata, et arvestades kõikide tervislikke seisundeid, et muresid, et siis tuleb koondisest nagu loobuda. Huvitav, kas ta on maailmas ainuke koondise peatreener, kes mõtleb mängijate ja klubide peale? Kas me võime siin rääkida ka mingist huvide konfliktist? Et tal on ju väga hea, kui Martti suvilotsa ennast ravib ja siis tuleb värskena koondise juurde. No, võib ka nii öelda, jah? No aga olgem ausad, et Martti ei oleks läinud. Arvestades seda pereseisu ka, et kindlasti Martti ei oleks ka lõpuks läinud ja äkki soovimegi õnne Martile ära ka vahepeal, et 1. mai siis ta sai lapsevanemaks uuesti. Ma just mõtlesin, et kas me võime selle välja öelda, aga kuna sa seda juba ütlesid ja meil on selline saade, et ega siit välja lõigatud midagi saa, siis palju õnne, Martti! Jah. Et 3. laps ja ma ei tea, kas see on siis tegev tippmängijatest rekord või? Ei tea. 3 last ei tule ette nagu võrkpallurit, kellel oleks karjääri jooksul olnud juba 3 last kirjas, et Tristan, näed, on kuhu pürgida. See üks mu eesmärkidest ei ole. Niimoodi. Aga ikkagi ma tahaks siin veel arutleda, et aga kui me nüüd tuletame meelde seda finaalseeriat, siis me rääkisime palju Stefan Kaibaldist, et nüüd Stefan Kaibaldi nime ei ole. Et kas ta, samas kui sa vaatad neid nimesid, sama hästi võid küsida, kelle asemel see oleks pidanud olema, eks ju? Aga kas see ka ei ole põhjus, et Kaibald on minu teada tööinime? No võimalik, jah. Mingi suvi oli ju see uudis, et tööinimesi ei võeta koondisesse. Ta vist äkki ühes artiklis isegi ütles, et see ei ole ta jaoks primaarne enam või? Midagi sellist, jah? Okei. Aga jah, hooaja lõpus ta tegelikult ju tegi supermäng, et miks mitte. Muidugi jah, seda nimekirja vaadates siis, nagu ma ütlesin, nurgaründajatega tundub meil hästi seis hetkel olevat. Jah. Temporündajad Andri Aganets, Alex Saaremaa, Mark Saru, Mihkel Varblane. Kus on Henri Treial, on minu küsimus? Henri Treial, ei ole täpselt uurinud, Rikbergi lause oli, et on mõned olulised puudud nagu Oliver Venno, Timo Tammemaa ja Henri Treial, kelle eemale jäämise põhjused on kas tervisest tulenevad või isiklikud. Et me nüüd täpselt ei tea, et kumb on kumb, et kellel mis põhjused. Et 2 tugevat puudut siin on Timo Tammemaa ja Henri Treial. Samas, ma ei tea, et ega vist kui palju me kvaliteedis kaotame, kui platsile läheb Aganits ja Saaremaa näiteks. No Mark Saru ka välja. No 3 ei saa. Ei tohi, jah? Vist ei saa, jah. Või Tristan, mis sa arvad, kas selle kohaga on hästi või oleks Henrit ka sinna vaja? No tempode kohta temposi on üllatavalt palju, et selles mõttes, kui vaadata noori, et siis noorteklassis, et Valdis üritas Valdis Radionekov, siis TalTechi abitreener, et rääkis minuga, et ütle mulle Eestis 3 noort tempot, et kes tahavad mängida Balti liigas. Ja et päris pikalt pidi mõtlema ikka, et neid temposi on muidu noortes päris vähe, meil noortekoondises ka, aga meestes on koondis täidetud. Ja liberod Silver Maar, Kris Karlis Lepp on nüüd küll puhas debütant, kes ei ole üldse vist laagriski käinud, et soovime talle õnne ja edu ja igati välja teenitud, arvan ma, et on tegelikult 2 hooaega siin hooaja lõpus mõlemal hooajal väga hea olnud, et miks mitte anda võimalust talle. Tean, et eelmine aasta oli ka hästi selline napp see, et kumb saab, et kas on Alari Saar või on Kris Karlis Lepp ja siis minu teada oli finaalseeria see, et mille põhjalt Alja endale selle koha sai. Ja mulle meeldis ka see Kris Karlis Lepa lause, mille ta siis ütles Saaremaa spordisõber väljaandele, et tegelikult ootasin ma kutset juba eelmisel aastal, sest tegin enda arust korraliku hooaja, aga kui ei tulnud, siis mõtlesin, et äkki sel aastal see ikkagi õnnestub, proovisin veel rohkem tööd teha.
et noh, nii peabki, et mitte kuidagi mossitama jääda ja aletsema ennast, vaid paned siis kõvemini edasi ja palun, palgapäev. Kuidas see rahvatarkus on, et tee tööd ja näe vaeva, siis saad koondise kutse või? jah. Nii on. Mida me veel siis selle nimekirja osas ütelda oskame? Märt Pajusalut ei ole seal enam, mulle üllatuseks. Tohoh. Vähemalt seal nimekirjas ma ei näinud teda enam. Vaat ma selle staffi osa nii teravalt ei vaadanud. Et Kallend on vist tema koha siis nüüd võtnud statistiku koha peal. Kas ta on üle mänginud? Tegi hea hooaja. Võib-olla jah, lihtsalt jäi silma, kui ma vaatasin seda, et ei ole jah, Märt Pajusalu seal. Ma ei tea, kui palju ma avalikustada saan, aga käisin üks päev Beach House'is rannavõrkpalli mängimas ja siis peale trenni rääkisin Pajuga, siis Märt Pajusaluga natuke garderoobis ja et no võib-olla liigub natuke ranna peale. Ja seda me üks saade ütlesime ka, et tal selle Katari baariga vist juba mingi väike koostöö oli ka. No, siis ilmselt see põhjus on. Ma läheks natuke veel kaugemale sellest nimekirjast, et kui vaadata neid vanemaid mängijaid, et noh, Andrus Raadik lõpetas karjääri ära, temast pole põhjust vist rääkida, aga kas Ardo Kreek on nagu lõplikult koondisega hüvasti jätnud? Kuidagi vaikselt on see läinud, õnneks. Sest 2 aastat tagasi vist mingis artiklis ta ütles, et vist on koondisega kõik, et no tundub vist, et ongi kõik, et enam ei räägita, aga kas Kristo Kollo ei ole üldse teema enam? Seda peab ikkagi küsima juba. Ei, ma küsin sinult, sa oled praegu eetris, sa oled nii-öelda ekspert, hakka arutlema. No ma kardan seda, et ikkagi Kristo ka igapäevaselt on tööinimene, et koondise suvi, katsu sa töölt saada 3 kuud puhkust või 2 kuud puhkust, et ma arvan, et see on päris keeruline. Et see on see kriteerium. No Pupartist vist ei ole ka koondise kontekstis mõtet rääkida, aga Venno ma mõtlen, et jube hea oleks, et kui nüüd saadakse EM-il, et siis järgmine aasta võiks ikkagi proovida veel korra teda ära rääkida. Mitte survestada, aga seda siis tõsiselt veel rääkida, et näiteks EM, et tema viimane turniir või nii, sest ma arvan, et temal on kindlasti veel koondisele anda. Ja ilmselt küll, muidugi terve hooaja lõikes me ei näe teda kunagi, aga numbrid on head, seal, et ega see mööda külge maha ei jookseks, jah, kui Venno ka olemas oleks. Et jah. Ja teisest küljest ma saan ka aru, et mees on juba, eks ju, sellises vanuses. Sa tahad öelda, et ma olen vana või? Võrkpalluri mõttes. Ja ma räägin Vennost praegu. Ta on minuga sama vana. Okei. Et see EM-kvalifikatsiooni aasta võib-olla tõesti, et ei olegi vaja teda otseselt, et peaksid teised mehed ka hakkama saama, aga finaalturniiril kindlasti ta annaks igas mõttes juurde. Et selline mõte minult. Trista, mis sa arvad, kaua Robi nagu jaksab seda koondise asja klubihooaja kõrvalt teha? Ta on nüüd, eks ju, 31 saab 32 aasta. Saab 32 aasta, jah. Olete sel teemal rääkinud midagi, mõtelnud, et lõpmatuseni ju keegi ei jaksa kahte asja korraga teha ilma pausita? Natuke ikka oleme, et tal on nii suur võitleja hing sees, et mina arvan, et kui nii kaua, kui ta võrkpalli mängib, nii kaua tahab koondisest olla ka, et nüüd ainuke põhjus, mis ta on puudunud ongi, kui tal on natuke tõsisem vigastus olnud. Et ta ikka suhteliselt kogu aeg tahab kohal olla, isegi kui pole keha mõttes kõige mõistlikum, et ta ikka tahab seal olla ja tahab Eestit esindada, et ei oska ausalt pakkuda. Mulle üldse tundub, et see põlvkond Teppan, Täht, Aganits, et need mehed on alati koondises olemas olnud, et kui nad terved on, et tundub, et see on nende jaoks ikkagi südamelähedane asi ja see on väga tervitatav. Tuletamis meelde ka EM-valiksarja seisu, et võib-olla kõikidel ei ole täpselt meeles, kuidas meil siis läinud on. 3. alagrupis oleme, me võitsime siis 3-1 Iisraeli kodus ja 3-0 Horvaatiat kodus. Võib öelda, et tabeliseis on väga hea hetkel, aga samas mida kindlat vist ka ei ole. Edasi saab siis iga grupi parim ja 7 grupi peale ka 5 teise koha omanikku. Ma arvan, et siin juba võib-olla isegi 1 punktist piisab vist või? Jube raske on arvestada sellise süsteemiga, et
ja noh, ma arvan, et sest Iisrael võitis, eks ole, Horvaatiat. Iisrael võitis Horvaatiat. Ja ma tahaks arvata, et teises mängus Horvaatia võiks olla Iisraelist ikkagi parem meeskond. Et nad äkki omavahel jagavad need punktid ära ja see oleks nagu kõige parem asi. Et mõlemad mängud on siis väljas, et see on nagu väike miinus. Ja noh, kindlasti ei saa platsile minna vist sellise suhtumisega, et ühes punktist võiks pisata. Nii palju siis oli ka uudist või täpsustust, et Iisrael peab oma kodumängu Põhja-Makedoonias ja sinna ei ole siis publik lubatud turvakaalutlustel, ma saan aru. Jah, nüüd võib-olla Tristani käest pärast küsida, et kui suur vahe on mängida tühjas saalis ja täissaalis, et kumba sa ise rohkem naudid? Ei, 100% ikka täissaali, et tühjas saalis üks hea näide oli, kui mängisime eelmine aasta Poolas, et Koržo Velkopolskis linn, kus Robinid oli, et meil oli U20 EVSA. Ja siis kui mängisime Aserbaidžaani vastu või Ukraina vastu, siis oli saal praktiliselt täiesti tühi. Ja selle Poola kohta oligi pull, et kui Poola U20 koondis mängis, siis seal oli ikka 4-5 tuhat inimest saalis ja siuke melu ja ikka täiesti teine tunne. Et mul ei ole vahet, kas need fännid on minu poolt või meie tiimi poolt või on vastaste poolt, et igat pidi on palju ägedam vaadata, kui inimesed elavad kaasa või on sinu vastu, et see on igati lõbus. Jah, eks on ju erinevaid mängijaid, et kellele see nagu paneb natuke jala värisema, aga kes suudab sellest just endale lisamotivatsiooni ammutada, et huvitav on näha igal juhul seda tühjade tribüünide ees mängu. Jah, ja kahju muidugi, et neid ametlikke mänge siis sel aastal Eestis pole ühtegi, et EM-valikmängud on võõrsil ja kuldliigat ei ole, et sõprusmängud on küll vist väljas juba, mida Eestis mängitakse, et aga kas see kalender on teada ka, et kellega me mängime? Jaa, ma kohe ütlen sulle, ma panin endale kuskile kirja, kohe katsun. Võtame siis ette ja teeme vähe reklaami ka, et 27 juuni on jah, Eesti-Rootsi, 28 juulist rääkisime. Juulist just. Jah, 28 juuli samamoodi Eesti-Rootsi. 1.2. august mängitakse Belgiaga ja 8.9. august mängitakse Lätiga ja need kõik kontrollmängud peaks olema Eestis vist. Eestis küll, aga ma üritan siit samast uudisest välja lugeda, et kus kohas, et mis linnas, aga seda vist ei ole teada. Ma tahaks arvata, et need on Kalevi spordihallis ikkagi, sest et minu arust laager on Kalevi spordihallis. Kas ei jäänud see Alar Rikberg, kui käis, kas ta ei jäänud meile seda? Ma nüüd pead ei anna muidugi. Alar Rikberg ütles väga palju asju, päris kõik ei jäänud meelde ka. Aga ta kindlasti täpsustab üle meile. Sa kodus üle ei kuulanud? 2 tundi naljad, et kus ma selle aja võtan. Aga mis ma tahtsin öelda, et see Rootsiga mängud, et Rootsi on päris korralikult tegutsenud, et eelmine aasta valiksarjas võideti Hispaaniat ja praegu ollakse siis alagrupis teine, 2-3 kaotati Šveitsile, 3-0 Hispaaniale. Ja üldse väga huvitav oli vaadata, või välja tuua, et Põhjamaad kuidagi edukalt mängivad, et Taani ju võitis Türgit ja juhib täiseduga oma gruppi. See on päris üllatav muidugi. Oskad sa mulle praegu Märt öelda mõnda Taani võrkpallurit? Ei oska. No võt, mina ka ei oska. Seal Veronas on üks Jensen vasakkäeline Diago. Nii palju ma tean. Okei. Näed, 3 peale saime ühe kätte. Aga ma oskan sulle öelda ühe Norra mängija, Kvalen. Ja Norra on ka saanud Montenegros 3-0 jagu ja täitsa ka liigub edasi pääsu kursil või vähemalt evib varianti. Et see on päris huvitav, et Põhjamaad kuidagi tõstavad pead võrkpallis, et äge. Aga Lätist võime ka rääkida, sest Läti on ka ju natuke nagu meie sats, seal on ju Rainer Vassiljev ja siis sellest hooajast on seal veel staffis ka Tauno Lipp. Täpselt nii. Ja ka siis füüsio Marko Kodres. Raigo Kodres, jah, vabandust, jah. Ehk ja nüüd natuke siis ikkagi haavale soola ka, et Vassiljev on siin väga õnnelik, et nemad saavad kuldliigat mängida, ta peab seda väga oluliseks ettevalmistuseks, et just mitte tulemuse mõttes, aga et erinevad variandid proovida ja katsetada, et siis EM-pilet kindlasti ära vormistada. No ma olen kindel, et see ongi väga oluline mängijate jaoks ka, et Rene Teppangi meil saates ju ütles, et kui see 1 miljon Eesti võrkpalli tuleks, siis saaks uuesti
uuesti kuldliigat ka mängida, et võrkpallur tahab ikkagi, või sportlane üldiselt mulle tundub, et tahab ikkagi võistlusmänge saada. Et kui sa teed lihtsalt terve suvi trenni ja siis lõpus on 2 olulist mängu, siis pisut vähe minu jaoks ka. Kuigi ausalt öeldes Eestil oleks neid kuldliiga ja ettevalmistust oluliselt rohkem vaja kui Lätil, sest Lätil see pilet on ju põhimõtteliselt lukus, et neil on ju alagrupis Kosovo, keda võideti kindlalt ja võideti ka siis Slovakkiat, ehk neil on 2 võitu ja üks mäng ees kodus Kosovoga, mis on igal juhul võit, et nad on igal juhul edasi tegelikult. Vaatasin Läti koondise nimekirjaga just enne, kui ma siia tulin, et seal on päris noored nimed, et näiteks Jekapilsi teine teago Lansans on koondisesse saanud ja et noor tempo, noor nurk ja siis ka 2007 või 2008 sidemängija. Oli jah. Et päris huvitav. Aga mina sain sellest pressiteatest aru ikkagi niimoodi, et seal on ka mingid vanemad mehed, kes liituvad siis hiljem ja Vassiljev nagu ütles, et eks me näe, et kuidas need noored arenevad, et kas neile teistele veel on kohta. Et ilmselt siis natuke see kuldliigas on natuke noorem koos. Ja mina eile Rainer Vassiljeviga natukene rääkisin ka, küsisin talt, siis ta täna mulle siis vastas, et kuldliigast jäävad siis erinevatel põhjustel, et ma ei tea, kas isiklikud või tervislikud, et siis jäävad Tom Svanaks, Herman Segleskans, Skruders, Plataks, Blimbergs ja Melnis jäävad eemale. Et päris palju nimesi, kes tegelikult kuldliigast nüüd siin eemale jäävad, et ma nüüd ei jõudnud talt rohkem küsida, et kas nad EM-iks tulevad, aga ma usun, et ikkagi EM-iks Skruders ja Plataks ma tahaks küll arvata, et võiks sa mõtled nüüd valiksarjaks? Jah. Nojah, ilmselt siis vaadataksegi, et kui seal teised mingid imelist arenguhüpet ei tee. Ja Deniss Petrovsi kohal pidid olema tervisega küsimärgid, et kui tervis on korras, siis tuleb kuldliigasse ka appi, kui ei ole, siis ei tule. Okei. Et nii palju targemaks saime siis Läti nimekirja puhul ka. Et peab ütlema, et ma ei tea, kas öelda seda siis kerge kadedusega või siira rõõmuga, aga Läti võrkpalliseis tundub päris ilus olevat, et igas mõttes, et on võimalus mängida kuldliigat, vaatad koosseisu. Lätis raha nagu muda, sa tahtsid öelda? Ka tabeliseis on parem. Ei, ma ei tea, kuidas see rahadega on, et vaevalt kuskil võrkpallis seda nagu muda on. Niimoodi, ja mõni sõna siis naiste koondise seisust ka, et naised siis eelmine aasta kaotasid, Eesti naiskond kaotas 1-3 Iisraelile, kodus ja võõrsil siis kindlamalt juba 0-3 Sloveeniale. Et 2 kaotust, küsisin ka Karoliine Kibermanilt, et kuidas ta neid edasipääsu variante näeb, ja püssi pole põõsasse visatud, et ta ütles, et kodus Iisraeliga oli nagu mängitav ja võidetav mäng, et kahjuks sellega nagu hakkama ei saadud. Aga igal juhul minnakse mängima ja arvas, et võib-olla ka vastased ka nüüd natuke nagu nende eelmise aasta tulemuste põhjal võivad Eestit alahinnata, et võib tekkida võimalus üllatada. Ja mina rääkisin siis meeskonnamanageri Mihkel Sagariga natuke naiste selle koondise teemal, et ta ka ütles, et tegelikult naistel hetkel juba töö käib nendel, kes tahavad, nagu ta ütles ka, vabatahtlikkuse alusel võivad pallitrenne teha, jõusaalis rasside koondise treenerid on nende jaoks seal olemas. Lõplik nimekiri tuleb välja, kohe ütlen sulle, juunikuus ja laager siis hakkab neil 25 juuni. Et nemad siis teevad nagu see ametlik laager, kus need lõplik koosseis paigas on, et nemad alustavad 25 juuni, siis enne seda siis õigatakse need 16 nime välja. Aga jah, minu arust see on väga tervitatav, et nad juba alustasid seal tüdrukutega ja natuke meenutab seda korvpallikodu, mis oli Juka Toial ajal, et nooremad mängijad ja need, kes vaikselt hakkavad koputama koondise uksele, et need saavad tööd teha suvi läbi põhimõtteliselt ja ma arvan, et selline asi võiks ja peaks olema ka meeste koondisel. Ma hakkasin mõtlema veel korra tulles tagasi selle meeste teemane, et siis täitsa realistlik võimalus on, et esimest korda finaalturniiril osaleb 2 eestlasest peatreenerit. Vassiljev ja Rikk. See ei ole esimest korda. On jah. Sest Eesti koondisel kodusel sellel oli välistreener. Jah,
sul on õigus. Harva, aga on. Noh, mõnikord võiks olla. Niimoodi. Aga naised ka mängivad enne siis kontrollmänge Taani ja Lätiga kodus ja läbirääkimised pidid käima ka Soome koondisega. Muide, Lätil on, mina ei tea, kas see pilet nagu kindel juba Läti naiskonnal, et nad ju võitsid siis, keda nad võitsid, Montenegrot või kedagi nad võitsid ja ma kohe vaatan üle. Igastes Bosnia-Hertsegoviina loobus. No võt. Ja neil on siis üks võit ja üks loobumisvõit, et ausalt öeldes isegi huvitav, et kui hakatakse neid teisi kohti võrdlema, et mis siis nagu tehakse. Või no see tabelis on ta ikkagi ju 3-0 peaks olema. 25-0, 25-0, 25-0. Slovakkiat võideti, jah, 3-1 kodus. Ehk et Läti naiskonda suure tõenäosusega võib siis näha finaalturniiril. Ja jälle me räägime, kuidas lätlastel on hästi, jah? Aga tundub, et no, praegu nagu ongi hästi, jah? Niimoodi. Tõmbame siis praegu koondisjuttudele vist joone alla, kui keegi midagi lisada ei taha. Ega vist. Ja lähme siis klubijuttude juurde. Et Kronimet liiga klubide toimetamised, lepingud ja üleminekud. Kas me peame seda kolmanda punkti, seda pealkirja kuidagi täpsustama või? Et kas on veel Kronimet liiga üldse? No, kuluaarides jutud käivad, et pigem ei ole, eks ole. Et vist on jah, see liiga nimitoetaja on vahetumas, et sellised jutud, et Kronimet selles kohal ei jätka, kes jätkab, ei ole ka päris täpselt teada. Loodame, et sinna leitakse Kutsume üles kõiki ettevõtjaid, kes tahavad toetada Balti võrkpalli liigat siis hetkel. Mis sa arvad, et kas ütleme, Eesti need äripäeva rikkamate top 10, ütleme 100, et kui paljud kuulavad seda meie podcasti? No ma tahaks arvata, et 90 ikka. No ma arvan ka, jah. Sest nad peavad olema aktiivsed, eks ju, sportlikud. Et, ja mida siis veel kuulad? Täpselt nii. Mehed ei nutavad ka ei ole eetris. Detailidesse eks minemata. Sügisel pidi tagasi tulema kõikidele fännidele rahustuseks. Igastehes siis räägime siis sissejuhatuseks Pärnu võrkpalliklubist, et meil on siin üks värske Pärnu mees laua taga ja me oleme ise ka vist pärnakatega natuke suhelnud, et ma küsiks niimoodi, et Martin, kuidas sulle tundub, et võistkonnast lahkus siis, eks ju, kapten Andrus Raadik ja tõenäoliselt läheb, eks ju, ära Rene Teppan? No tõenäoliselt läheb, aga eelmine hooaeg ka tõenäoliselt läks ära, aga ikka läks samamoodi lõpuks, et oleneb, kuidas Reneel koondise suvi läheb ja nii edasi, et jumal seda teab, võib-olla tuleb kolmas hooaeg samasugune. Aga ma loodan muidugi, et ei tule, et tema enda suhtes, et ta ikkagi saab vähe varem omale mingi klubi leitud. Et kui lihtne on neil, ütleme, kas või seda senist taset nagu taastada, kui Rene ka läheb ära, et kaks ikkagi kogenud mängijat ära läinud? No, ega nurgaründaja koha peal on juba üks asendus olemas, eks ole, aga kas siis, ma ei tea, kas Markus Uuskariga ei ole välja õigatud? Ei ole välja õigatud Tom Svants. Side. Carlos Paes ja Kristo-Joosep Peterson. Ja Kristo-Joosep Peterson ja Tristan Tähten. No, et diagonaalründaja tuleb siis leida kõigepealt, et ikkagi tiitlitel hakkavad mängima need võistkonnad, kellele diagonaalründaja ka hea on, ma arvan. Et ainult nurkadega, no, pigem kaugele ei purjeta. Aga jah, et ütleme selles suhtes, et Tristani palkamine nende poolt väga hea lüke ausalt öeldes. Jaa, mina helistasin Tamarile ja kiitsin ka kohe, kui ma seda uudist nägin, et minu esimene mõte hooaja lõppedes oli ka, et kui kuulsin, et see TalTech natukene mõtleb sellele noorenduskuurile, et siis Tristan tuleb Pärnusse tuua ja sellega nad hakkama said. Et näis, kes või mis sinna siis veel. Ühes intervjuus, aga ma küsin vahele, Tristan, kuidas sulle nagu on klubi plaane ja asju presenteeritud, et ütleme, Tamar Nassar pidi sulle ütlema, milline sats pannakse kokku lisaks sinule ja kes me teame, et seal on? No umbes ma tean, kellega nad räägivad, aga Švand tuli nüüd ametlikult välja, aga rohkem ma täiesti 100% kindlalt ei tea,
aga juba eelmine aasta rääkisin mulle, nad tahavad kindlalt tiitlitele minna ja 3 tiitlit, kõike see, et tuleb Eesti parim treener, et siis, no eelmine aasta ma ei uskunud neid nii väga, aga see aasta on täitsa põhjust uskuda, et Vassiljev tegi väga head tööd ja jah, et diagonaali kohas ma ei teagi, kas tuleb keegi välismaalt, ma ei tea, kui palju eestlasi võtta on sinna, et loodetavasti on mingi hea mees. Et Tamara Nassar siin ühes intervjuus ütles ka, et plaan on 2000. alguse hiilguse taastumine. Ma küsisin talt. Et mis ta sellega mõtles, jah? Jah, et nii. Ta ütles, et ma unistan suurelt. Ei, ma just tahtsin natuke nagu arutleda sel teemal, et noh, kui me mõtleme tagasi tõesti selle Pärnu ESS-i peale, noh, mis 5 aastat järjest võitis Eestis põhimõtteliselt kõik ära, jõudis Champions League'i, jõudis siis tänases Chev Cupil 8 hulka, et seda nagu korrata on üliraske, et selleks on sul vaja ju kindlasti 3 komponenti. Sul on vaja sellist väga, väga lahket siis ja lojaalset peasponsorit, ja Pärnul minu teada ei ole üldse peasponsorit, sul on vaja, eks ju, väga tugevaid juhtmängijaid, Pärnu 2 tundub, et on jäänud ilma, ja sul on vaja, eks ju, siis mingid noori. Ma ei tea, kuidas Pärnus need noortega on. No, Tristanit võime ka veel no ma Tristanit noore. Isegi ei peaks enam nii nooreks, jah. No ma ei tea, no tahad ausat vastust, kuidas seal noortega on. Ma arvan, et ei ole väga hästi, et minu teada siin U20 ja need ei mängi isegi omavanust esimest tugevusgruppi. Aga loodetavasti seal need asjad lähevad paremaks, sest ma tean, et järgmine hooaeg tahetakse esiliigat mängida noortega. Vaata, aga kas Toomas Jasmin hakkas nüüd noorte uuesti tegema? Jaa, aga siis järsku tuleb jälle. Kusjuures ma nägin teda üks päev, siis küsisin, kuidas on, ta ütles, et üks väga huvitav grupp on. Küsin, mis vanus? U12. Et läheb aega. No läheb aega, jah. Läheb aega, jah. Et seal on järvekülgede lapsed ja nii edasi, et sealt võiks juba geneetiliselt olla päris huvitavaid kujusi. Ja selline plaan on veel ka, et Pärnu spordikooliga koostööd teha ja koostöös panna siis välja esiliiga võistkond, et mis on ka igati tervitatav, et seda üleminekut teha lihtsamaks. Ma ise loodan, ma ei tea muidugi sellest väga, aga et äkki nad ikkagi leiavad sinna paar vanemat mängijat ka, kes siis annaks nendele noortele seal esiliigas ka kogemusi rohkem juurde ja õpetussõnu. Vähemalt minu idee oleks selline, et see oleks kõige parem lahendus noortele. Et kui nad oma pundiga ainult panevad, siis noh, ma ei tea. Kindlasti saavad paremaks. Kas sa pakud ennast just välja? Ei. Ei, Märt. Ei paku ennast välja. Ma hakkasin just mõtlema, et peale U16 ma mäletan oli Pärnu sats oli päris hea, aga peale seda U18, U20 ma ei tea, kas ma üldse olen mänginud Pärnu meeskonna vastu, et üks noor tegija Pärnust on Kaspar Timusk, kes on Audes aasta aega veel, et siis sinna esiliigasse, et ma ei oska öeldagi, et kes sinna veel tulla võib. Noh, see on minu suurim küsimus ka, et eks vaatame, näeme. Läheme siis Selver Talteki juurde, et Tristan, et nägu läks tõsiseks kohe. Ma mõtlen, et kuidas seda siis küsida, et te olite hooajal vastu minnes Eesti meistrid ja te lõpetasite siis 4. Et viimasena. Ma just tahtsin öelda, Märt, et väga viisakalt oskad formuleerida lauseid. Vaata, ta istub nii lähedal, et ma natuke pelgan ka. Et no eks seda on arutatud palju, aga huvitavaks teie sisemist vaadet kuulda, et kuidas need, ütleme, need mured ja asjad nagu kuhjusid või tekkisid ja võimendasid ennast, et mis kokku langes, et nii läks? Ei oska isegi öelda, et no kõik tuttavad ja sõbrad on küsinud käest sama küsimus kogu aeg, et mis juhtub, et võiks arvata, et kui kogu aeg vastad sellele küsimusele, siis tuleb mingi hea vastus ka, aga ei tea, et mõtlengi, et eelmise hooaja lõpus, kui Ats ütles mulle, et järgmine aasta peaks Lincoln Williams meile tulema, et siis oli selline ebareaalne tunne, et no see aasta meil oli
toast oli meil Matthew Aubrey, et oli ka üks austraallane, kes ei teinud nii palju ja siis kuulsime, et tiim jääb peaaegu samaks, pluss tuleb lihtsalt ülihea Diago meil juurde, et siis järgmine aasta võiks olema eriti lihtne. Et siis oligi, et kogu aeg sellise enesekindlusega, aga no siis hooaja eelne läks suhteliselt pekki, et mina ja Urb ei saanud, no saime vaeva üldse trennis käia, et me olime siis, tegime SPK-d, olime sõduri baaskursustest. Ja jah, siis oli kuidagi alguses kohe esimene turniir, see Riia Supercup, et see läks juba täiesti aja taha, et seal saime 4. kohe, saime RTU käes 3-2 pähe seal viimase päeval, et siis oli ka selline, et okei, imelik, et ei oodanud seda, aga no see oli veel nii-öelda sõprusturniir, et ei olnud väga ametlik, et siit saab veel tagasi tulla ja kuidagi terve hooaja vältel, mul oli ainult selline tunne, et kui me näiteks jäime karikapoolikust välja Pärnu vastu, et oli niisugune tunne, et okei, esimene tiitel ei tule meile, aga alati oli selline enesekindlus sees, et see ei ole ju võimalik, et selline meeskond ei võida. Et no terve hooaja vältel oli selline tunne, et oleme ülilähedal, et üks asi loksuks paika, et ei tea, mis asi see on, aga see tunned nii lähedal, et mingi asi loksub kohe paika ja siis hakkab mängima, siis hakkab mängima see tiim, mis paberi veel kirjas on, kes peaks olema ikka päris hea, aga lõpuks ei tulnudki ja kui Balti liiga saime viimaseks ja kukkusime seal välja, et see oli mingi, et okei, aga Eesti meistrikad tulevad ja ei ole ju võimalik, et me ei saa seal ka medalit või tiitlit. Ja noh, nii see läi. Väljastpoolt kogu aeg on räägitud seda sidemängijate värki, et kas nagu võistkonnas sees oli ka see teemaks, et selle taga võib päris palju olla? No ikka jah, sest enne hooaega suvel juba kuulsin, et see uus sidemängija, kes tuleb, et siis Markovic on ikka väga hea ja et võib-olla mina kuulsin sama asja ja ma kommenteerisin seda sama mängu, millest sa rääkisid RTU-ga, teie mängu. Ja see vaatepilt oli päris kurb, mis ma nägin tema puhul, et ausalt ei teagi, mis tal viga on, et minu arust oligi ACH siis Ljubljanas ja seal pidi päris hea olema ja Trentino aasta päris head esituse tegema ja siis meie aasta tuli ja meie juurde tuli ja siis kuidagi langes. Ja noh, mis meil oli 4-5 sidemängijat ja vahepeal käis üks ameeriklane meil ja no fun fact, ma olin see hooaeg üks kord haige, nädal aega ja täpselt sellel perioodil see Ameerika sidemängija käis. Ta tuli ja läks ja ma ei näinud seda kordagi näinud. Okay. Aga kellega sa tundsid nendest sidemängijatest ennast kõige mugavamalt? Või see ka kõikus? No Arashiga mulle meeldis mängida, sest ta oli täiesti teistsugune isiksus sidemängijate poolest, kellega ma mänginud olen. Et no kuna ta on ise mänginud nii Poola kõrgligas kui Venemaal, et tal ootused meie suhtes olid päris ebareaalselt kõrged. Et no me suudame, Eesti liigas ongi, vahepeal suudab väga ilusad mängu näidata, aga no see ei ole nii stabiilne. Ja tema arvates pidime me kogu aeg mängima. Ja mulle selline stiil meeldib, aga see ka paljudele mängijatele pani natuke liiga palju pinget peale ja näiteks Ameerika tempo tol hetkel, et tema ja Arash ei saanud kohe üldse läbi, et seal oli nii palju vaidlusi. Üks oli siuke lõbus pullimees ja teine siis tahtis väga tõsiselt asja teha. Jah, et üli professionaalne oli ta ja et ta meeldis mulle, et ta ütles väga ausalt ära, mis valesti on ja ütles ka vahepeal, et mis asja teil pall maha lihtsalt, ära mõtle üle. Aga no hooaja lõpus Garciaga ka, et Howiga siis oli päris mugav. Aga no lõpupoole tundsin neist ennast ka paremini. No mulle tundus, et Garciaga tegelikult sul klapiks suht hästi, aga ta kippus ära unustama sind aeg-ajalt päris palju. Jah, ja no ega seal lõpupoole hakkas ka nii-öelda ebamugavamaks minema, et ei teagi täpselt, mis see on ja siis mis oli äkki teine Tartu mäng kodus vist, et kus ma peale mängu intervjuus kuulsin, et ma olin 10-8 ja siis ma sain järgmine game 1 tõsta, et ise ma ei saanud arugi, et ma nii efektiivselt ründasin, et ma olin väga heas fookuses too mäng ja lihtsalt tegin enda asju ja olin ise ka täiesti šokeeritud ja isegi vihane selle peale, kui ma kuulsin seda. Ja me Taavi Nõmmistuga kommenteerisime seda mängu ja ei saanud ka sellest ei üle ega ümber kuidagi, et kuidas nii saab olla, et üks mängija on nii kuum ja sa unustad ta järsku täiesti ära. Ei tea, no tal anti sellised juhised, et kui on hästi käes, siis proovi mängida võimalikult palju tempodega ja kui on raske palli, proovi kasutada linki Williamsit, sest ta on väga hea nendes. Et ei teagi, kas tal vahepeal jooksis juhe kokku või unustas lihtsalt mu ära, aga nii see läks. Aga kuidas võistkonnas sees oli teil üldse see meeleolu, et kui
mäng nagu välja ei tulnud, kas omavahel ikkagi saite hästi läbi ja selliseid hõõrdumisi väga palju ei olnud? Jah, see oli ja päris üllatav, et hooaja lõpu peal ütles ka Aganits, et noh, hooaeg läks ülikehvasti, aga sellest hoolimata oli tiim kogu aeg tiim, et omavahel saadi läbi ja no vahepeal oli selle ameeriklasega osal mehel oli mingi probleem, aga omavahel kõik oli ikka hästi. Natuke liiga hästi. Jah, ma tahtsingi sinna jõuda, et võib-olla oli seda naeratavaid nägusi mängudes ka liiga palju nendes kohtades, kus võib-olla oleks pidanud üks mees võtma kokku ja natuke kõvemat häält ka tegema, et natuke jäi see mingi hetk silma. Ja eks ma olen isegi selle peale mõelnud, et veel mõni trenn olla, mis oli päris kohutav ja trennis halb tunne sees, aga siis venitad ära, läheb garderoobi ja seal on mingi naer käib ja kõik ikka räägid oma vahel pulli ja et ei olnud sellist tunnet, nagu oleks just nii kohutav trenn olnud. Aga mis see siis ikkagi nüüd tähendab, et kui palju me teame siis selle meeskonna järgmise aasta plaanide kohta, et minnakse edasi noortega? Et kas see siis vanemaid pole üldse kõrval? Ei, nii küll ei tohiks olla, et kas Pupart jätkab seal noortega? Seda ma ei tea, aga mida ma rääkisin Valdisega, no siis ma saan aru, et väga palju ametlikke lepinguid ei ole, aga mingid mängijad tahetakse ikka välismaalt, siis võib-olla tuleb mingi kogenud eestlane juurde ja jah, siis on Kaiseb sinna ja ta peaks tegema hakkama siis. Okei. No peaasi on jah, et ikka täisnoorte peale ei minda, see oleks kurb küll, kui Tallinnas kaoks ka nagu tiitlitele mängiv meeskond täiesti ära. No teame seda, et Andres Toobal jätka siin meeste poole pealt, et kas oleme mingid kõlakaid ka kuulnud, et kes võiks uus peatreener olla? Oi, ma olen sõpradega ja tuttavatega nii palju arutanud seda, et kes võiks olla, noh, keegi täpselt ei tea. Juttudest meil käivadki läbi, Valdis on üks varianti, siis korra käis läbi Jeselneks, aga ma arvan, et ta ei tule Audest ära ja ma arvan, et õigesti teeb, kui ei tule sealt Audest ära. Siis korra käis isegi Rando Ringmets meie vestlusest läbi, aga ma hästi ka seda ei usu, nii et ma ei tea, kõige loogilisem tundub ikkagi Valdis. Okay. Aga ma ei tea ausalt. Aga mingi vanema nimeka treeneri tagasitulekusse sa ei usu? Urmas Tali. No mina ei nimetanud Urmas Tali, aga jah. Ma ei tea. Tali ütleb kaasaegne. Endine Kronimet liiga juht või? Aavo keelt sa mõtled? Nüüd mõtlesin Aavo keelt, jah. Ei, ma ei tea, see tundub liiga utoopiline või? Pigem ma ei usu tal jahipidamised ja asjad seal. No aga seal kogu aeg ei ole hooaeg. Seal on ka mingi piirmaht ja ta laseb ju esimese õhtuga selle täis ja no ei tea. Pool päeva tassib välja neid. Tegelikult mingid huvitavaid variante on olemas küll, et vaatame, ootame. Ja kui ma rääkisin nendega siis aprilli paigal, siis nad ka ei osanud mulle veel kindlat vastust öelda, et vahepeal oli mingi jutt, et võib-olla välismaalt, aga no ma ka ei tea, kas see oli nüüd kuulujutt või oli päriselt see, et seda kuulsin tiimikaasaselt. Ja siis Valdis oli see, keda ma arvasin kogu aeg, et tema saab. Et juba enne hooaja lõppu, kui teada oli see, et Ats, Andres Toobal siis ei jätka, et siis suhteliselt enamus arvas, et see on Valdis, aga kindlalt veel ei ole. Okei. No igastahes huvitav, et on selge, et see võistkond saab sellise uue näo, noore näo ja täitsa huvitav saab neid järgmine hooaeg olema näha. Tõenäoliselt nad siis sellise koosseisuga, kui nad lähevad noorte peale, ei ole seal kõige kirkamas mängus, ma eeldan. Jah, oleneb, kui nad välismaalt toovad paar väga head mees, siis selles liigas võib selleks juba pisata. No jah, okei, et vaatame selle nimekirja ära, et praegu pole millegi pealt midagi öelda. Et Martti Juhkamit meil saates ei ole, et Tartu Bigbankist me vist ei ole ka uurinud, aga seal vist väga palju uudiseid ei ole. Mida me teame? Lepingud on olemas 3 nurgaründajaga Martti Juhkami, Stefan Kaibald ja Rasmus Meius ja Mart Naaber on siis temporündaja. Ja lahkujad on siis, kindlad lahkujad on Silver Maar ja Valentin Kordas. Ja mõlemad siis piiri taha? Mõlemad piiri taha. Täpsemalt ei saa öelda me, jah? Ma küsisin Silveri käest, et kas ma tohin öelda, kuhu ma tean küll, kus ta läheb, aga ta ütles, et praegu veel mitte öelda, jah. Selge. Ja aga Valentin Kordast ma ei tea täpselt, kus ta läheb. Aga saad sa vihjata, et on see siis ikkagi korralik liiga või? Ei, ma ei vihja midagi. Et kui ma olen selles suhtes ikkagi inimeste inimene, et kui ta ütleb, et ei, siis on ei. Martin,
siin saates peab minema üle laipade. jah. Nii, aga küsisin ka Oliver Lüütsepalt ja Võru Parruse võistkonna kohta. Natuke irriteerisin ja küsisin, et kas nemad siis Tristanit ei tahtnudki. Ja ta vastas päris huvitavalt, ta ütles niimoodi, et ta täitsa nagu tegelikult mõtles Tristani peale, et ta näeb seal suurt potentsiaali ja ta tunnetas, et tema liikumine Eesti siseselt võib päris reaalne olla. Aga, ja ma tsiteerin, et ma ei eksiks, me ei jõudnud pakkumiseni, sest minu arvates peaks ta siin liigas olema kindlasti põhikoosseisu mängija, aga hetkel tema staatuses mängija ei mahtunud lihtsalt meie komplekteerimisstrateegiasse. No ilmselt ta mõtles seda, et kui neil jätkavad siis Albert Hurt, Kristo Kolla. Ja ka Kahu näiteks, et siis lihtsalt sellel positsioonil tundus nagu, et no Tristan teeb jälle samasuguse hooaja nagu aasta tagasi ja küll ta siis mahub jälle sinna koos. No jaa, aga siis neil oleks mõni teine nagu kogenud mängija pingil, et ju see oli see, mis ta pidas silmas selle strateegia all. Ja noh, et Urt on sul ikkagi ka Võrumees, eks ju, tema igal juhul võiks olla, noh, ma kujutan, et aga nad ei ole ju ametlikult teada andnud veel ühtegi lepingut, eks ole. Ja ta ei tahtnud mulle öelda ka, ütles, et poolte mehega on nagu suusõnaline kokkuleppe olemas, aga et välja ei saa nagu õigata. Et nii palju siis teada on, et toimetavad seal. Üritasin ka kinnitust saada infole, et Šiauliai on ühinemas liigaga. Väike siuke jutt meie kõrvu jõudis, jah? Väike jutt jõudis, aga Gert Toobal nagu ei tahtnud sinna nagu päris ikkagi alla lüüa nagu pitsatit. Et ütles, et huvi on, aga kinnitatud ei ole, et siis kas siis oleks tore küll, kui üks Leedu punt ka ikkagi tuleb hulka juurde ja vähemalt 8 meeskonda oleks. Tristan, mis su vaade on? Sa mõtled nende bussisõitude peale? See oli jah mõte, mis läbi käis, aga on ikka parem kui rohkem tiime, et siis on no ideaalis oleks üle 8, et siis oleks play-offis ka mingi pinge, et meil oli ka see, et okei, me jääme viimaseks, aga no play-offis oleme igatpidi, et vahet ei ole, et saame mängida, et jah, Leedu bussitripid tulevad huvitavad. No vaata, Pärnust on lühemad otsad ka. Pärnust on jah, hea sõita igale poole. Lätiga mõnus sõita Tallinnas, kõik on okei. Et sa oled teinud sul on võit olukorda. Nii, aga siis vist siin on natuke siis ära vaja markeerida veel välismaal mängida eestlased, kes on siin lepinguid pikendanud või teinud, et mis ei ole ka läbi käinud, et Timo Tamemaa jätkab siis Jaapanis, Voreas Hokkaido võistkonnas, mis on väga tore, sest tundub, et talle seal sobib, liigatase on väga tugev on Jaapani liiga, jah. Ja eeldatavalt ta saab seal ka väärikat palka, et see ka tugev argument. Et noh, täpselt me ei tea, kunagi Timo siin saates kindlasti räägib meile täpselt, võtab tšekid kaasa, näitab kõik ära, oma palgalipakad. Ja Karli Allik siis, tema jätkab siis Itaalia esiliigas Pineto võistkonnas. Robert Viiber läheb Narbonni Prantsusmaale, see on ka teada ju. Jah. Et see sama peatreener, kes tal hipotiralis oli, see siis läheb sinna ja võtab Viiberi kaasa. Päris kõva üleminek tegelikult ju. Jah, Prantsusmaa liiga, väga okei liiga ja sealt on võimalik edasi purjetada veel. Et palju need meie sidemängijad üldse on saanud kuskile tugevatesse liigadesse? Gert Toobal siin oli Poolas, eks ju, meil vahepeal ega rohkem ju ei olegi. Ei ole, jah. Nii tugevates. Okay. Et see on, ütleme, koondise vaates igatpidi väga tervitatav. Ja Ardo Kreek siis läheb Prantsusmaa Pro B-sse. See vist oli ka üsna kindel, eks ole. Ardo on ikka see Prantsusmaal ikka väga kaua olnud. Jah, on küll. Kas ta enam tagasi tulebki? Nii, aga nüüd tõmbame sellele rubriigile joone alla, enne kui läheb siin täielikuks heietamiseks kätte minu poolt. Ja siis võtame ette meie ainsa toetaja rubriigi Kuulbeti eripanus. Kuulbet esitleb. Nii, eelmine saade siis meil oli Poola liiga finaali esimese mängu peal, et Lublin võidab ja Leon toob 20+ punkti, oli nii.
oli jah. Ja Koef oli 4,5. Lublin võitis küll, aga Leon 20 punkti seal mängus ei toonud. Ai. Nii et mina soovitasin veel aasta palga kõigil peale. See vanus oli ka, jah, Marti Juhkam oli ka päris kindel, et see nii läheb, aga näed, ei läinud. Aga mis siis seekord? Otsisin, mõtlesin, kas äkki saab midagi rannavollega teha, eestlased äkki võistlust tules, et küsisin Rivo Vesiku käest ka veel kiiresti, et kas Ollas, Remmelg mängivad see nädal Hiinas, nad olid seal nimekirjas kvalifikatsioonis, et siis oleks teinud sellise asja, et kas nad pääsevad põhiturniirile, aga nad võtsid ennast maha, sest et teatavasti on Nations Cup tulemas, aga sinna ma ei teinud midagi, nii et läksin lihtsama vastupanu teed ja tegin Champions Liiga võitja peale, et kes nendest 4 meeskonnast võidab Champions League'i sellel aastal. Koefitsendid siis Perugia 1,7, kuidas seda nüüd hääldatakse, Jastrebski, Jašemble 4,5, Savierse 5,2 ja Alkpank 17,0. Sellised koefitsendid leiate Kuulbeti lehelt võrkpalli alajaotusest ja Champions League'i alt ülesse. Tristan, on sul mõtteid tekkis neid koefitsienti kuulates? Jaa, Halkbanki koef on päris ulme. Okei, no mängivad Poola, Itaalia satsid aasta, aga ikkagi... Aga neil läks ju Türgis ka halvasti, ma vaatasin. Nad ei saanud play-offigi vist või? Nad vist said 8. koha. Nad said vist 8. koha, 7.8. selle kaotasid ja olid põhiturniiri 5. Champions League'is on hästi esinenud. Seda ma olen näinud. Nad mängivadki Perugiaga esimese mängu. Ja tegelikult eelmine omavaheline mäng Champions League'is neil oli 3-2 mäng ka. Et jah. Perugiaga on see, et nad just värissid ära selle pooliku Itaalia meistrivõistlustel, aga lõpuks võtsid ikka pronksi suhteliselt kiinalt ära. Et no igav vastus oleks kindlasti Perugia, aga Jašembe võib minu arust võib üllatada. Jah, et tuletame meelde, et Final Four toimub Poolas ja ma ütlen teile ka kus, sest ma vaatasin, kuidas seda lootsi hääldatakse, see on Vučis. Nii et üks hääldus läks kindlasti paika praegu. Et, ja poolakad mängid omavahel, ehk üks Poola sats on igal juhul finaalis, et mina igal juhul kasutaks seda strateegiat, et panustaks mõlema Poola võistkonna peale ja kindel raha taas. Ja Türgi klubi võidab. Ei võida. Et, igal juhul minge meie hea sponsori Kuulbeti kodulehele ja sealt leiate ülesse. Et me sujuvalt olemegi läinud nagu selle meistrite liiga Final Fouri eelvaate peale üle sinna, mis oli meil järgmine teema, et siis jah, et ühel päeval on üks poolfinaal Perugia ja Ankara vahel, siis teisel päeval teine ja siis medalimängud. Et no aga teeme mingi ennustuse ka siis, tõsimeelse ennustuse, et kes on finaalis ja kes võidab? Tegelikult ma ise arvasin ka, et Jašemle võidab, aga kahjuks numbrid näitasid seda, et Perugia on favorit. Et ma tööd teen ikkagi mitte oma arvamuste, vaid numbrite järgi. Mina arvan ka, et Perugia on finaalis ilmselt Jašembia vastu. Sest et see Saviersel ju Krööser, kes toodi Medical Jokkeriks Champions League ei tohi mängida, nii et need peaks seal diagonaalründe ja koha peal üsna õhuksed olema ka. Okei, tugev argument. Et mina lähen siis väikese üllatuse Jašembia peale. Mina ka. Okei, vaata, Tristani panust. No ma mõtlesin enne Jašembe. Ei, Halkpank. No siis on võitja on teada, kui kolm meest juba nii tarka meest nii alavad. 4,5 koefiga. Mis saab valesti minna? Taas aasta palk peale. Et selle eelmine aasta palk tuleb ju tagasi teenida. Et jah, see poolakat omavahelise ma sellepärast arvan, et see Jašembe võidab, et Saviersel said siin just Poola finaali tuppa ja siis see diagonaalründajate jamps ka natuke, et põhimees vigane Medical Jokker, kes toodi finaaliks Poolas, ei tohi nüüd Champions League'i mängida. Üks põnev fakt ka muidugi Champions League'i kohta. Ma ei tea, ma ei kontrollinud seda, aga Champions League'i Final Fouris on 4 meeskonda, kes ei tulnud ükski oma riigi meistriks. Et millal selline asi viimati juhtus? Vaat seda ei oska öelda. Ma vaatasin, et kuidas neil läks, et Poolas siis oli, eks ju, Aluron oli siis teine
Jašembi oli 4., Perucci oli 3. ja Halkbank siis sai lõpuks 8. koha. Et sulle meistrite liigat, ühtegi meistrit pole ju. Võib-olla nimevahetuse peale mõtlema. Nimevahetust peab tulema, jah. Ja siis vaatasin ka natuke seda, et kuidas see meistrite liiga võidud on jaotunud, et päris huvitav. Eelmine aasta võitis siis Trento, enne seda 3 aastat Saksa valitses, siis oli koroona aasta, Lube võitis 2019, siis oli Vene lippe hästi palju. Kaasan, Novosibirsk, Belgorod, Kaasan siis Leoniga, eks ju. Ehk et oskate pakkuda, kui palju peab tagasi minema, et tuleks mõni teise riigi võistkond peale Vene, Itaalia või Poola ja mis see on? Ei ole lihtne küsimus, et kui te ei tea, siis te ei pea ei ole jah, lihtne küsimus. Aga meile selline ikkagi suhteliselt omane klubi. Saksamaa. Õige. Friedrichshafen. Just nimelt. Opa. 2007. Kurat, vana mälumängur, Tristan Vana sa olid 2007, mäletad seda Friedrichshafeni hooaega? 2 aastani, siis väga ei mäleta. Aga jah, et Friedrichshafen tuli ja siis umbes 2 aastat peale seda läks ju Venno sinna mängima. Või oli vist 2009-10? Võib-olla aasta siia sinna eksin. Ja et Friedrichshafen jah, tegi sellise üllatuse. Aga jah, need 3 riiki üldiselt võtavad neid Champions League'i võita. Ja viimasel ajal, kuna Vene klubis ei ole, siis võtavad 2 riiki. Et selline see on, et Halkbank oleks siis päris korralik üllatus seda puhku. Kui F17. Ma igaks üks ütlen üle, et kõik need jutud, et aastavalk peale, et see on nagu mõeldud ikkagi naljana, et ärge tegelikult pange ja ärge saatke meile kurje kirju, et me siin propageerime mida iganes, et me natuke oma toetajad siin promome. Mängimine peab toimuma seda mõistlikult. Vastutustundlikult. Üks lihtne printsiip on see, et sa pead alati arvestama, et see raha, mis sa paned panuseks, et sa oled valmis seda kaotama. Täpselt nii. Et mitte sa arvestad, et sa saad selle 2-kordselt tagasi. Ja kui sa ei ole valmis seda kaotama, siis ära pane. Nõus. Nii. Aga, meil on tund aega siin juba räägitud, et läheme edasi. Marti Juhkami puudumisel siis rubriik piiri taga, et mis sellest saab, kas me jätame selle... Ainuke asi, mis välja võib-olla öelda, et seal Itaalias karikas mõlemad kukkusid välja nii Kevin Saar kui Karli Allik. Karli Allikul vist üks esiliiga superkarika mäng veel on. Aga Kevinil peaks olema hooaeg läbi ja Instagramist nägin, kuidas ta sõitis autoga tagasi kodu poole. Et kui Marti tuleb tagasi, siis või markeerime veel ära midagi või? Mis sa tahad markeerida? Poola liiga sai ju... Lublin võitis. Me rääkisime, eks ju. Tuligi meistriks, jah. Ja okei. Et teemasi meil on, läheme hoogsalt siis edasi ja rubriik lühiuudised kiirtuli. Võtame ette ja käime kiiresti ja hoogsalt läbi. Korea liiga draft. Rene Teppan, Lincoln Williams pidid rammusast lepingus suu puhtaks pühkima. Kas see siis näitab, et Kronimet liiga ei ole siis ikkagi nii kõva, et siit saaks minna nii tugevasse liigasse? No ma arvan, et see Kronimet liiga ei määra siin midagi, et sinna tahavad saada väga-väga tugevad mängijad väga hea lepingu peale, et siin ei olegi lihtne saada. Kui Rene meil saates käis, siis pärast saadet me küsisime ka, et mitu tükki valitakse, ta ütles, et mäleta, see number oli väga väike igal juhul. Tähendab, seal oli vist, et 4 uut oli ja teised, kes pikendasid. Jah, just, et see tõenäosus juba räägib nii sinu vastu sinna saada, et aga kui siuke võimalus on, siis ära tasub käia ja proovida. Võib-olla huvitavam on jah see, et Williams on ju seal olnud ja platsi puhtaks ka löönud seal ju meistriks tulnud, et tema uuesti ei saanud. Jah. No aga siis ikkagi võib-olla natuke seda hooaja tulemusi ka vaadatakse, et ta ei olnud nii särav, et oleks siin Eestis tagunud ära palle seal 55%. Aga Tristan, oskad sa ühele küsimusele vastata, kes sinu selle hooaja meeskonnast Koreasse sai? Oskan küll, jah. Sidemängija Rash sai. Jah, tema sealt Aasia poole pealt just. Sidemängijana sai valituks Korea draftis. Lingiga rääkisin ka sellest draftist ja siis ta ütles, et see oli päris huvitav, et ta läks kohale ja siis oligi, et tegid mingi medical testid, tegid ära, värgid, siis oli lihtsalt hüppasid kõrgust
ja siis vahepeal mängisid ja siis enamasti servisid ja vaba võrgu pealt lõid ja et pidi suht nii-öelda, nagu tema ütles, et nagu selline BS olema, et mitte nagu võrkpalli draft, et ise ka ei kujutanud ette, mis on, et huvi pärast küsisingi, et tema oleks suht lamp. Aga no ta ise ka nii-öelda ei arvanud, et teda valitakse, aga Korea drafti seal listis, seal 40 sees olla on väga mõistlik, sest kui keegi saab vigastada või klubi pole rahul kellegagi, mis juhtub päris tihti, et siis saab kogu aeg võtta kellegi listist, et kui sa listis pole, siis sind võtta ei saa, et äkki Reneel või Lingil tuleb keset hooaega midagi magusat siis. Kiiresti järgene siis teema uudis, et Itaalias toimunud Futures tasemel MK-etappil Rannavolles tegid kaasa Alex Kalle ja Tobias Benasse. Esimene on siis 16 ja teine 18 aastat vana. Et siis debüüt MK-sarjas, et ohohoo, et kes need veel on, et polekski nagu väga kuulnud. Väga ei ole kuulnud või üldse ei ole kuulnud? No tunnistame, et siis nagu väga mitte üldse. Jaa, ei olnud mina ka üldse kuulnud, aga muidugi kohe hakkasin natukene uurima ikkagi. Ja Georg Sonne ju tegi kohe intervjuu ka nendega. Ja, Georg Sonnet peab kiitma, et väga asjakohane lugu, et saime koheselt vastuseid. Mina sain nii palju siis teada, et 2 väga hakkajat noort poissi, kes väga tahavad seda rannavollet teha. See on muidugi väga tore. Aga mainime ka ära, kuidas neil läks siis või? Et mängisid lätlastega ühe mängu Oliver Pulgaks ja Markus Graudins ja kaotus 2-0 geimides said 14 ja 10 punkti. Et kindel kaotus, aga kogemus on käes. Kogemus on käes, muidugi. Aga ma nüüd jälle muutun korra natukese kriitilisemaks võib-olla, et... Ja täna sa polegi muutunud. Ma täna veel ei ole, et äkki valesti otsast hakati pihta ikkagi. Et liiga mis otsast oleks tulnud hakata? Ma arvan, et ikkagi ma ei ole neid näinud mängimas isegi Eesti GP-del eelmised hooajad kordagi, et võib-olla alustaks siit ja siis läheks edasi, et peaasi, et nende MK-dega ma lugesin, et nad lähevad veel see suvi mängima päris palju see MK-s, et peaasi, et nende kaotustega, mis nad sealt nüüd saavad, et poistelt tuju ära ei võetaks. See on see minu kõige suurem murekoht, et aga igal juhul soovin edu ja tore, et on sellised noored hakkajad poisid ja tundub, et on saanud rahastuse ka taha, et sellised võimalused on, see kõik on väga meeldiv. Endal ka päris huvitav, et vaatasin 16 ja 18, et peaaegu minu vanune tüüp ja ma ei olegi nii-öelda kuulnud tast, et ega noorte turniiridel või Eesti GP-del, et ei ole näinudki neid mängimas kordagi ja siis ka lugesin seal volley uudistest, et läheb äkki kugi Hiina ja mis iganes Austriasse veel mängima, et alustatakse kohe Futuresid, et Eestit ei proovitagi. Jah, et ma saan aru, et nad ütlesid, et nad on 2 aastat nagu mänginud, et siis jah, et polegi väga pikalt nagu saanud pildis olla. Ei, soovime edu igal juhul. Ei, muidugi soovime edu ja tore, et on selliseid hakkajaid poisse. Eks seda näeb, et kas nende valitud tee on õige või vale, eks ju, seda me näeme, et võib-olla just karastuvad väga varakult ja tuleb midagi suurt, et mine tea. Et väga kihvt uudis. Rannavollega jätkame, et Rannavolles olid ka siis, mis asi, rahvuste karika, siis katsevõistlused, jah? Jaa. Toimusid ja... Vaatasin Facebookis laivis isegi mänge natuke. Ma ka. Kaurer Kais ja Jaan Rebel siis võitsid ja said siis koondisesse. Kas Tiisare ja Korotkovi kõrvale siis. Oli see üllatav teile, kui te vaatasite või oli ootuspärane? No tegelikult natuke oli üllatav ja natuke ei olnud ka. Et potentsiaali mõistes nad peakski saama. Nad peaks olema teistest paremad. Aga kui sa võtad nüüd seda, et nad on nendest 3 ainuke paar, kes terve talv ei teinud Rannavollet, et Kaur ju pärast vigastuse ravimist läks saali mängima. Ei tea, palju Jaan tegi, ei ole kindel. Aga siin Ennemuist ja Maidled ja Steinberg, Piik, nemad ikkagi ju peaks suht igapäevaselt olema liiva peal, et pisut on üllatav, aga samas ei ole ka üllatav. Ja neil oli see eelmine hooaeg tegid terve aasta randa. Aga see hooaeg ma olen Kaisiga ja Rebeliga päris tihti käinud randa mängimas, et ma olin igati õnnelik, kui ma nägin, et ne võitsid homme ka just lähme Robiga Kais Rebeli vastu mõõtu võtma,
et minu jaoks oli väga lahe. Ja ei, mina ka nendest, võin ausalt öelda, nendest 3 paarist hoidsin neile pöialt kindlasti. Sama. Siis oleme siin ära... Aga mul on üks küsimus, et miks Kender Parijõgi ei mänginud seda? Ka üks noorte paar, kes tegelikult on juba eelmisel hooajal GPL-del ka ennast mänginud, pilti võib öelda. Et katsevõistlust seal või? Jah, et ei teagi, mille põhjal, see ilmselt mingi varaselt turniiride põhjal said need 3 tükki sinna. Aga A-liiga selle turniiri just võitsid. Nad võitsid just, jah. Enne just Maidele tegid ära. Et see oligi, sellepärast oligi mul selline küsimus, jah. Selge, mul tundub, et siin stuudios seda vastust hetkel ei ole. Ei ole. Aga, et võib-olla siis mõni kuulaja, vaataja annab meile teada. Jah, näiteks. Ja siis järgmises saates saame selle ära selgitada, et kuidas see nii läks. Siis naispaar Hollas Remmel käisid Šveitsi karikatapil, said 4. kohas. Mis asi on Šveitsi karikatapp? Ega see vist väga nõrk koht ei saa olla? Ei, seal, tegelikult ma Rivoga rääkisin ka. Rivo ütles mul nii, ületähtsustada pole mõtet, aga mainida ikka tasub. Et ta ütles, et tegelikult 4 esimest paari olid siis teistest selgelt üle seal ja sellepärast nad läksidki sinna, et nende 3 paariga siis saaks häid mänge. Ehk siis need õed Zoe ja Anok ja siis sakslased olid ja siis oli Rivo see üks paar veel Überli ja Brunner või? Ei, Brunner ei mängi enam või Überli ei mängi enam, üks neist ei mängi enam, nüüd on endal ka sassis. Igal juhul jah, ta ütles, et nad läksid sinna, et need head mängud saada. Tegelikult said head mängud, aga kaotsid nende 3 vastu need mängud. Ja ta ütles, et igas mängus oli, et kõige rohkem teeb haiget, et igas mängus oli erinev põhjus, miks kaotsid, et ei olnud sellist ühte läbivat asja. Tanja Hüberli mängib siis Leona Kerneniga. Jah, Hüberli mängib nüüd, jah. Just. Ja kui vaadata neid punkte seal game'ides, ega seal midagi hirmsat ei olnud. Ei. 14-17 ja siis nende teiste vastu siis, mis nad siis said? Sakslastelt said isegi game'i kätte. Ja ma võin kohe öelda, mis Rivo ise ka mulle ütles, et esimeses mängus oli 2 kohta, kus oleks saanud võtta ära. Mõlemad korrad jäi nahaalsusest puudu tüdrukutel. Teises mängus vahetasid vastased mängijad, hakkasid Helenele servima, Helene ei saanud rütmi. Oli Rivo vastus mulle ja 3. mängus oli oma serv kehva. Ja miks treener siis ei sekkunud, kui ei saanud rütmi? Ranna olles ei saa treener sekkuda. No sekkub sealt, näitab midagi tribüünilt. Mingi varem kokku lepitud kombinatsiooni. Ja, aga tore on see, et nad tegelikult on need tugevad paarid ja nendega ikkagi võrdselt juba mängivad, et mida rohkem selliseid mänge saavad, siis lõpuks hakkavad võidud ka tulema nende vastuste vastu. Jaa, kindlasti, absoluutselt. Ja lühiuudiste lõppu siis oleme siin võtnud ühe huvitava persooni, sellise naismängija nagu 19-aastane Valeria Kozlova, kes lööb laineid oma pikkusega, 210 cm pikk naismängija. Et kuidas siis võrkpallis on, Tristan, et kas pikkus on nagu mingi absoluutne väärtus, et mida pikem sa oled, seda parem on või kuskilt tuleb piir ette, et hakkab kahjuks töötama? Nii ma ei oska vastata, aga nagu ma olen aru saanud, siis varem oli alati see, et tempo peab olema vähemalt 2 meetrit, mida pikem seda parem, aga tänapäeval on alla 2 meetrised tempod on väga populaarsed. Et mina ütlen, pikkust on igati kasuks, kui sa enda keha kontrollida. Ja ma tahtsingi öelda, et pikkasi on erinevaid. On need, kes on lihtsalt pikad. Ja on pikad, kellel on ka koordinatsioon. Oliver Venno näiteks. Just. Aga palju meil on 20, et meil ongi siis Venno ja Mart Naaber meesmängijates, kes on Alex Saaremaa ka vist või? Jaa. Ja Fanov jõuab ka sinna lähedale. Aha. 0,8, 0,7. Et saab sinna Kozlova vastu nad plokki seada. No, ilmselt kokku ei satu siiski. Nii, joon alla ja võtame ette siis ühe väga hea arutlusteema, mis meil on siin laagerdanud väga kaua. Täname kirja eest Maarja Liivat ja tegemist siis see teema puudutab siis võrkpallurite rahastamist, palga maksmist või mis iganes stipendiumi maksmist, mis see siin õige on. Räägime sellest rahast. Ma loen võib-olla kõigepealt selle kirja ette, et kuidas muuta võrkpalliklubides tasustamist läbipaistvamaks ja toetada mängijate karjääri.
Küsimus on oluline mitmel põhjusel, see aitab noortel valida karjääri ja aitaks võrdsetel alustel saada palka oma töö kogemuse eest. Ei tekiks võimalust ära kasutada rahaliselt mängijad, kes küsib alla oma turuväärtuse. Täna on palju lihtsam inimesel valida amet era- või avalikus sektorist, sest seal on palgad, mööndustega küll, läbipaistvamad ja iseseisvat elu alustaval noorel lihtsam karjäärisuund valida väljaspool võrkpalli. Noor, kes täna otsustab eriala või õpingute asemel valida profikarjääri, tõenäoliselt kannatab rahaliselt ning on kehvemas seisus tulevikus, olgu see siis pensioniks kogumine või pärast edukat profikarjääri tööturule kukkumine, kus tuleb alustada nullist. Vaadates palkade statistikas Statistikaameti lehelt, siis näeme, et kuni 25-aastased teenivad keskmiselt 1500 eurot kuus, 25-34-aastased 2300 kuus. Ehk mõne aastaga eriala õppimine on tulusam kui 10 aastat trenni teha ja alustada spordikarjääri pingilt. Tuleb tänulik olla olemasolevatele sponsoritele ja toetajatele, kuid kas meie võrkpallurite teekond kodumaal on jätkusuutlik või oleme varsti suurimad harrastajad inimese kohta maailmas. Selline päris lai ja tõsine teema, et ei teagi, kust otsast alustada, et siin natuke erinevad asjad on minu jaoks, et esiteks see turuväärtus ja sellest siis üles või alla nagu küsimine ja saamine, et kui, Tristan, kui hästi seal võrkpallis on nagu, kui hästi sina nagu teada oma turuväärtust, et meil oli eelmises saates oli siin Karoliina Kibermann, tema ütles, et ta ei teagi näiteks, tema ei oska endale panna hinnasilti, et kuidas üldse tead, mis sinusugusel mängil oleks õiglane küsida palgaks? No umbes ikka tähendab, mul tuleb abiks see, et on Robbie on ka mul olemas, kes annab ka mulle nõu, et nii väga täpselt ei oska öelda. Aga no siis üks problemaatika siin see, et kui makstakse stipendiumina, et siis sa ei saa seal ei kogu pensioniks endale raha ja ma ei tea, kuidas selle sotsiaalsete kindlustuste asjadega on. See vist oleneb äkki sellest ka, et ma tean, et kunagi oli see asi, et haige kassa kadus ära, kui sul see 10-kuune leping nii-öelda läbi sai, et siis küll töötuna ennast arvele võtta. Ma ei tea, kuidas tänapäeval need asjad päris täpselt on, aga ei, no selles suhtes ma olen Maarioga nõus, et ega kui mult praegu küsitaks, kas ma paneksin oma lapsed Eestis professionaalselt võrkpalli mängima, siis ega hästi paneks küll. No jaa, aga lõpuks see käib ju nii, et ega sina ei pane neid ju professionaalselt panema. Et ma ei tea, et Tristan, kui sa nagu selle tee valisid, et kui palju sa üldse nagu mõtlesid mingi raha ja teenistuse ja selle poole peale? No see ei ole mul kõige olulisem olnud, et see, ma võrkpallur tahan olla, seda ma teadsin juba 3. klassis saadik. Et no ma olen realistlik ka selles mõttes, et ma saan aru, et Eestis ma ei hakka sellist raha teenima, mille peale võiks peale karjääri ära elada, et selleks on vaja pürgida päris kõrgedele kohtadele, et kus üldse sellist raha võib teenida ja no kui võrrelda maailma parim võrkpallurit ja maailma parimat jalgpallurit, siis see on täiesti absurd, et nii-öelda nüüd, kui ma olen ka lugenud uudiseid, et lähevad eestlased, minu vanused lähevad Kossuga Ameerika ülikooli ja teenivad elu muutvaid summasid. Stefan Vaaks hakkab miljonit teenima. Normaalne, jah. Ta mängis võrkpalli ka kunagi, U14 turniiridel on ta vastu mänginud isegi, et siis ta valis Kossu ja päris hea valik. Et see, jah, päris huvitav. Et jah, et võib-olla kirjeldada seda olukorda on lihtne, aga nüüd hakata mõtlema, kuidas seda muuta. Nüüd vaatame siis klubide seisukohast, et kuidas siis, ma ei tea. No klubidele palga maksmine ikkagi läheb vist ju väga kalliks. On ju praegu stipendiumid enamasti? Pigem, jah. Jah, et mingile maale saab sul stipendiumi maksta, jah. Et aga ei, ma olen selles suhtes ka jälle Maarioga nõus, et vahel isegi mõtled, et need noored, kes nüüd siis esimest, ütleme, profihooaega või nii hakkavad siin mängima, et see rahanumber vist on nii väike, et kas üldse vanemate juurest väljagi saavad poisid kolida, et kas elaksid ära või ei elaks või. Et oleks tore jah, kui need summad oleks suuremad, aga võrkpallis üleüldiselt me teame,
et ongi väiksemad palgad. Kas sul, Tristan, näiteks on plaanis ülikooli ka minna kõrvalt haridust teha või praegu ikkagi ainult võrkpall? Ma mõtlesin selle peale eelmist hooaega, aga siis ma rääkisin enda sugulasega päris pikalt sellel teemal ja siis ta ütles ka, et sa oled terve elu tahtnud seda ja et miks teha 2 väga rasket asja korraga, et mine all in, et see teeks ka nagu mind nii-öelda õnnelikumaks, et ma oleks palju õnnelikum, kui ma saaksin võrkpalliga läbi lüüa, kui ma saaksin hea hariduse ja hea töökohale, et seda ülikooli just pole nagu lõplikult enda jaoks kinni pannud, aga praegu vähemalt ma tahan näha, kui kaugele ma suudan jõuda. No selle ülikooli uksega sul on ka päris palju aega, et seda ei peagi lõplikult kindlasti kinni panemat. Et eks näis, kuidas see karjäär läheb ja mis mõtted tulevad ja võib-olla mingis teises faasis selle karjääri kõrvalt on see juba paremini tehtav. Aga jah, aga kas see rahastamine võiks olla läbipaistvam? Kas võrkpallis võiks olla palgad kuidagi avalikud? Ma ei tea. Et Tristan, palju sa teenid või? No me ei pea personaliseerima, aga et kas võiks olla teada, et kui sa oled sellisel tasemel noormängija, siis su palk ongi, mis iganes, eks ju, esimene aasta saad seal 700 eurot kuus, eks ju. Opa. Juba rahul. Mina esimene aasta kindlasti 700 ei saanud. Oota, aga millal see esimene aasta oli, kui noor sa olid? Ma olin 11. klassis, siis mis oli 2 aastaga 3 Okei, sa olid keskkoolis veel, siis jah. No samas ikkagi, ükskõik kui vana sa oled, kui sul on mingisugune, sa oled mingil levelil, kus on palgad, siis sa võiks selle teenida, et ikkagi, ma ei tea, kas sellepärast, et võtame, et Tristan 17-aastaselt, mõni teine mängija 23-aastaselt, nad on samal levelil mänguliselt, siis ma arvan, et peaks teenima võrdselt, mitte see, et poiss käib alles koolis, et mis me talle ikka maksame. No jah, aga lõppude lõpuks klubijuhid ja asjad peavad vaatama, neil see eelarve kokku muidugi peavad, ma saan sellest kõigest aru, jah. Ma räägin, kuidas ideaalses maailmas võiks olla. Et ega meist nagu väga mingit põhjapanevat vastust või selgitust või lahendust ei oska Maarjale pakkuda, et probleem selles mõttes on olemas, et ühest küljest palgatase ei ole väga kõrge ja teisest küljest siis jah, et kui siin on välja toodud siis need nii-öelda tavaametite keskmised palgad, et 25-34 aastat vanusegrupis siis 2300 ehk et siis üle Eesti keskmise juba teenitakse, et siis tõesti sedasi võttes, et mine õpi siis mis iganes amet ja teenid rohkem, aga nagu Tristan ütles, et või minu näitel ei lõpeta ülikooli ära, aga näed, on ikka võimalik elus edasi minna. No see, mis sa teed, see on ka ju kahtlane asi tegelikult. Inimesed panevad aasta palkasid muudkui ja aga et mis ma tahtsin öelda, et Tristan ütles, et ta tahab olla võrkpallur. Ei, see on väga hea. Mulle meeldib, kui ta on võtnud ühe suuna ja lähebki all in ja siis on näha, kas jõuab sinna, kuhu tahab või ei jõua ja nagu me ütlesime ka, ega ülikooli uksed ju on avatud tänapäeval. Et alati jõuab õppida, et kui nüüd 2 asja tegema hakata korraga, siis võib-olla tõesti läheb see keskendumine vahepeal võib-olla mõlemalt üldse ära. Ja ütleme, ega ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga kui ma hakkasin nagu tagasi mõtlema, kui ma ise tegin mingid karjäärivalikuid ja asju omal ajal ja läksin ajakirjandust õppima, et see palgataset, mul absoluutselt ma ei mäleta, et ma oleks selle peale mõelnud, et ilmselt ei olnud tol ajal ka väga infot selle kohta, aga et tänapäeval võib-olla natuke rohkem täpselt Statistikaametis sul on ju eriala kaupa keskmised palgad välja toodud, et sa saad endale soovi korral selle palgatasemet nagu selgeks teha. Et selles suhtes on nagu see võimalus olemas, et ma ei tea, kas võiks olla siis kas või spordialade lõikes Eestis enam vähem mingi suurusjärk. Siis ei tule võrkpalli juurde ühtegi noort enam. Hea küll, siis salastame kõik andmed 75 aastaks ja läheme järgmise rubriigi juurde, selleks on siis Rist tuli, kus me siis Tristanit sedasi vaikselt siin küsitleme erinevatel teemadel, et kuna ta meil siis vaates on, et siis üritame talt midagi teada saada. Martin, kas alustad sina? Ei, alusta sina. Ahah.
et ma täiesti sedasi mitte kõige olulisemast küsimust alustades, aga et kurat, jälle see vend tuleb sisse. No. Ei, aga küsime siis isegi mitte seda konkreetset küsimust, aga et kuidas sul see, alati kui on olnud kellelgi mingi õde või vend või isa tuntud tegija ja siis teatud ajani see nagu ütleme, kuidagi varjutab ja saadab teda, et kuidas sina tunned, et kui palju sinul on sellest kasu olnud ja kui palju on see sind kuidagi seganud või häirinud, et sul on vend, kes on tuntud ja teeb sama ala? Ei seganud ega häirinud pole mind kunagi, et ja no selle üle tehakse nalja niimoodi, mis ei ole nii-öelda kurjustavad ongi, et ma ei tea mitu korda see hooaeg, ma sain puhtalt piiri lüüa ilma, et keegi öelnud Robi kõrvalt. Et need naljad ja kõik on kogu aeg, aga ma olen küll üleni tänulik, et mul sellisel tasemel vend on, kelle käest ma saan nii palju õppida, nii palju juurde ja ma olen väga õnnelik, et kuidagi negatiivselt see mind küll pole mõjutanud. Ma pidasin nagu silmas seda, et sa tunned, et sa ei taha olla nagu kellegi vend, et sa tahad, et sa oleks tuntud kui Tristan Täht, mis sa et kui sa lähed servima, ma ei ütle, et Robert Tähe vend Tristan Täht läheb servima, vaid ma ütlen, et Tristan Täht läheb servima. Et see on selle kuulsa venna, kuulsa Roberti vend. Jaa, no sellel on lihtsalt see, et ma pean enda asjad ära tegema, et Roberti tasemele jõuda on kindlasti väga raske, aga ei ole ka võimatu, et mul aega vaja ja loomulikult eesmärk ongi temast ette jõuda, et siis ka tulevikus saab tal midagi nähku hõõruda, et jah. Aga see küsimus, millega ma alguses tahtsin välja tulla, oli just teatud mõttes ka võrdlus su vennaga, et ma mäletan, et Robert jube varakult noorena, ta oli hästi plahvatuslik, et ta vist võttis 120-kilose kangi rinnale mingi 18, 19, 20 aastaselt, et siuke suht respekt, et võrkpallurid väga üldse ei tegele sellega, et oma jõunäite üles saada, et ilmselt tema ka ei tegelenud, aga lihtsalt see kuidagi mööda minnes tuli, et kas see selline plahvatus on teil geenides või kui tugev sina oled? See 18, 19, 20, seda ma ei oska öelda, aga Robi käest ma tean nii palju, et tema Tartu aastatel oli see, kus ta kõige rohkem juurde pani, mis oligi peale 10. Et kui ta 18, 19, 20 võttis 120 rinnale, siis bravo, aga Võib-olla ma natuke eksin siin aastat. Ei, ma tõesti tean. Ilmselt see oligi Tartus, jah? Ja see Tartu aed ma olen kuulnud, et oligi vahepeal, et jõusaali treening oli olulisem kui pallitreening. Aga mul endal see aasta, kui hooaeg jäänud rahule, siis jõusaali vähemalt jäi rahule, et sain hooaja lõpuks seal 110 endale rinnale võtta. No siis polegi suurt vahet, et siis plahvatust ja jõud on. Mina mõtlesin, ma küsin siis selle hooaja kohta ikkagi ära, et eelmine hooaeg tulid, lõid pauguga ukse lahti, super hooaeg, kõik asjad, et kui palju see ennast sind sõi, et räägiti, et näed, et eelmine hooaeg oli selline ja nüüd see hooaeg pole meest põhimõtteliselt nähagi, et palju see sind pärssis või sa lasid selle ikkagi kõrvust rahulikult mööda minna ja tegid oma asja? Pigem lasin mööda minna ja tegin oma asja, et väga palju ei süvenenud selle negatiivsele, sest ma ise ka enam ma tundsin seda, et oli ikka väga raske vahepeal ja ikka kettasse ajas, kui rääkisin kellegagi öelda, et kahju, et see aasta ei ole nii nagu eelmine aasta, et mis asja. Aga kus ma ütlen, et väga raske oli, et eelmine hooaeg oli kuidagi väga lihtne kõik, nagu üllatavalt lihtne, et oli mu teine hooaeg, ma isegi ei oodanud, et ma olen põhis, et terve aeg oli jutt, et Orav peaks tulema mingi hetk ja siis terve see pre-season ma vaatasin, et Orava audit ma ei näe kuskil parklas, et ju siis ta ei tule. et ja siis kuidagi visati kohe platsile, ma ei saanud ise väga arugi, mis toimub, mul ei olnud korda sellist pinget, oli selline loll enesekindlus lihtsalt ja läksin ja tegin ja ei olnud nagu mingi tootuse endale ka, et siis see aasta võib oligi see, et natuke suuremad ootused ja natuke halvem ettevalmistus ja kuidagi kõik halvad asja kuksid kokku. Et võibki siis öelda, et see esimene hooaeg oli see nooruse uljus, et sa ei mõelnud lihtsalt väga, et sa tegid oma asju, aga sellel hooajal nagu hakkasid võib-olla ise vahepeal üle ka mõtlema. Jaa, ei kindlasti, sest eelmine hooaeg oligi see, ma arvan, et ma olen üldse põhimängija. Et siis, kui ma sinna põhisse sattusin, järjest mängima hakkasin, et siis oli ainult lust ja ma ei mõelnud üldse edasi selle, et ja nüüd siis see hooaeg, et siis suvel ka juba paljudega rääkinud, et plaanin teha, et loodetavasti tuleb väga hea hooaeg ja siis ma saan kuhugi edasi minna, välismaale, värgid-särgid.
ja siis oligi juba endal nagu siuke pea taga mingi mõte, et nagu ma välja ei saa, siis ongi täielik läbikukkumine ja kõik see, et eks see hooaeg oligi selle enda ärasöömine võib-olla natuke, et mis lõpupoole mind aitaski, oligi erinevad nagu nipid ja erinevad mingi nii-öelda hingamise, mis ma mängu keskel tegin, et tuua rohkem fookust ja et miks ma seal lõpus olingi rohkem vihasem, oli see, et need asjad, mis ma tegin seal lõpus, mingi hingamise, mingi fookuse asjad, nii lihtsad. Ja et miks ma lihtsalt ei võtnud kohe algus ennast käsile, kui selle sõprusturna peksa saime, et kuule, et võta kokku ennast ja hakka mängima, et siis oli nagu selline, et okei, no äkki tuleb. Et lõpupoole oli raskem, siis ma rohkem tegelesin ja siis hakkas tulema ka. Ja taaskord näitab, kui oluline mentaalne pool ikkagi tippspordis tänapäeval on. Ja lihtsalt pole kunagi sellele isegi mõelnud mingi hingamisele või mingi fookusele, värgid on alati see, et lähen mängime, et olen parim väljakul, on palli maha ja kõik on super, no, et ülata endaga, et nii noorelt oli juba selline, kus peab hakka mõtlema selle peale, aga noh, selles mõttes tulevikuks on okei, no selline ei usu, et enam kehvemat hooaega saab olla ka, et üldse võimalik, et loodan, et siin saan piisavalt õppetunnid kätte ja jääb nipid meelde, et tulevikus sama asi ei korduks. Aga mina küsiks nippi, et tänapäeval on suur probleem selles, et lapsevanemad murravad pead, et kuidas saada lapsi liikuma, sportima, et teie peres on see õnnestunud hästi, et noh, mitte, et kõigist peab tulema tippsportlane, aga kuidas teid pandi sportima, et kuidas see tekkis teile? Robi kohta ma nii täpselt ei tea, ma tean, et ta algusest taheti panna kergejõustikusse ja siis ta ise proovis judot ja igasuguse särki. Ja siis kui tahtis võrku minna, siis ma tean, ema mulle miljon korda rääkinud, kuidas see kergejõustiku teene ütles talle, et kui sa Roberti võrku paned, siis temast ei tule midagi ja kergejõustikust on nii andekas ja et sa pead teda seal hoidma. Aga no mul ei ole kunagi raske olnud, et ma olen väiksest saadik võrkpalli kõrval olnud, et kogu aeg sõitsime emaga Võrust Tartusse, et Robit vaadata seal Tartu eest mängimas. Ja no ma ütleks see, et need inimesed, kelle ümber sa oled, et need inimesed, kellega ma enamasti suhtlesin, oligi sportlased või inimesed, kellest meeldis sporti, et vabad ajad ma ei veetnud kuskil, ma ei tea, alaealisena joomas või midagi sellist, et ma mängin sõpradega palli lihtsalt ja see oli kõige huvitav mu jaoks. Te mõlemad Võrus alustasid, kas Robert oli veel Aksel Saali käe all alustas? Vist küll, jah. Ja kelle käe all sina? Minu esimene treener oli minu teada Marko Mett ja korraks käisin Aksel Saali trennis ka läbi, et mäletan, et ma olin äkki 3.-4. klassis ja siis ta võttis mind U16 trenni ja siis me tegime mingit sööte ja siis ma ei suutnud 2 pealt 4 peale tõsta siis 9 meetrit ja ma olin nii väike, ma ei suutnud lihtsalt ja siis ta ütleski, et sa oled see poiss, kes ei suuda tõsta 9 meetrit. Et see vigasti meelde. Ma täpsustan, et päris esimene treener Robertil oli ikkagi Urmas Tali. Ja Aksel oli tal vist ka, aga Aksel ise seda on täpsustanud et kuskil, et ühes artiklis siin rõhutab, et esimene treener on Urmas Tali, kes õpetas C-klassi lõpuni. Ja siis 2 aastat oli siis Aksel. Et selline. Nii, aga Tristan, kui sa võrkpallur poleks, kes sa siis praegu täna oleksid? Paku? Jalgpallur. Et igal juhul sport? Igal juhul sport, no väiksest saadik ju lasteaias mängisin, Võrus alles 3. klassis minna tollel ajal võrgutrenni, et siis ma mängisin ainult jalkat ja et see oli mu kindel lemmik vahepeal, et juba väiksena ma alati tahtsin sportlane olla ja kõik see elu ja värgid tundasid nii ahvatlevad minu jaoks. Mida sa võrkpallurina pead enda suurimaks tugevuseks ja mida nõrkuseks? Tugevuseks, no ma see aasta nii palju ei saanud seda näidata, aga muidu on olnud see, et need on nagu kapteni roll või selline, et no emotsioon ja ka nagu teiste ainult toetamine, et siis alati noorteklassides ja noortekoondises olin alati kapten igas võistkonnas, kus ma olin peaaegu. Ja see roll mulle täiega meeldis, et eriti eelmine aasta, kus mul olin samal ajal Balti liigas põhimängija ja siis tulin U80 koondise juurde, kus ei olnud eriti Balti liiga mängijad, et saingi teisi aidata ja just see, et kui keegi, kes mängib ainult noorteklassi näiteks, võib-olla esiliigas on pingi peal, tegi mingi hea sooritus, et see andis ka mulle nii palju rõõmu. Aga muidu jah, ütleks, et emotsioon on ka kindlasti üks tugevam külg olnud. Ja nõrgemaid külg ütleks, et
No see aasta võib-olla oli emotsioon, et niimoodi vastupidi läks, et kuidagi oligi, et mängu teele, ma ei olnud otseselt närviline, ma otseselt ei mõelnud selle peale, et läheb halvasti, aga jah, ei olnud sellist viha sees või sellist võistlustahet nii retsilt sees, mis muidu nii loomulikult tuli. Meile on tulnud ka kuulajatelt paar küsimust, need puudutab ka Tristanit, võtame siis siin kohe ära, et täname muidugi kõiki kirjutajaid. Jost Talvist, tuttav inimene või? Jost on üks mu väga hea sõber. Et tema uurib, et selline küsimus Tristanil, peale Vassiljevi, kes on treenerid, kelle juures tahaksid tulevikus treenida? Selle küsimuse ma olen isegi mõelnud, et ma tahaks öelda Gretu, et ta on minu venna karjääris väga oluline lüli, et tänu temale võttis ta endaga Lubinisse kaasa ja kõik, mis edasi seal on teada. Et jah, mäletan väiksena ka, kui ma käisin käisin Lubinis, siis vennal külal koos emaga. Et siis õnnestus ka mul üks trenn vaadata ja seal oli väga huvitav minu jaoks see, et Gretu võis teha plaksu ja siis kõik kohe teadsid, et mis see tähendab. Et läksid, ma ei tea, jooksma, siis tegi ühe plaksu veel, siis läksid, ma ei tea, venitama. Et selline väga, väga kindel ja väga selline range tundus ja selline treener mulle meeldib. See on see rutiin, tippsportlase rutiin, sul peab rutiini taluvus olema nii hea lihtsalt. Ja tal on veel üks küsimus ja loomulikult peale Robert Tähe, et kes on ikkagi Tristan Tähe kõige suurem eeskuju võrkpallis, kui Robert siis välja arvata? Ma varemad aastad mul pole väga sellist kindlat eeskuju olnud, aga viimasel ajal on mul väga sümpatiseerinud Kamil Semenjuk, kes Poolaks on praegu Perugias. Ja põhjusega see, et siis äkki 1,5 või 2 aastat tagasi, kui ma üle aastaga tagasi, ei mäletagi täpselt, aga kui ma agendiga, kes on siis Nisse soomlane, kellega ma lepingu sõlmisin, et siis temal on klient Kamil Semenjuk. Ja siis ta rääkis ka, et kui professionaalne ta on, et suviti, kui mängijad tulevad augustis ettevalmistuslaagritesse, on nad just tulnud kuskilt puhkuselt ja niisama olnud, aga Semenjuk on juba teinud seal 6 aega trenni ja kui ta tuleb sinna laagrisse, ta on juba peaaegu tippvormis, kui teised mängijad alles üritavad vormi saada, et see on, et selline asi mulle meeldib. Ja Tanel on küsinud niimoodi, Tristan, kui sa saaksid ilma piiranguteta valida ja nii lähekski, siis millises maailmaklubis sa uueloojalise mängiksid? Ja millisesse klubisse sa paneksid Roberti palle maha lööma, kui see oleks sinu valida ja korraldada? Endale, pull oleks ikka seal igal pool kõrgel mängida, aga jään ka realistlikuks, et ise tahaksin kõige rohkem mängida äkki kuskil Belgias või Saksamaal, seal kuskil kesttabeli meeskonnas, kus võib-olla ei ole kohe põhi, aga on väga hea võimalus mängida ennast sinna põhisse või Prantsusmaa esiliiga näiteks või selline koht, kus ei ole veel 100% kindel, et ma mängin terve hooaega, aga mul on keegi, kelle vastu ma saan võidelda, et jõuda sinna. Ja Robi ausalt öeldes maks Türki, et ma tean, et Türgis oli ta üks lemmikumaid hooaega ta karjääris, et talle väga meeldis seal, talle väga sobis seal ja raha on hea, võrkpall on hea ja ma tahaks teda Türgis näha. Aga ma küsin siit edasi, et kas sul on mingi unistuste klubi, kuhu tahaksid või liiga, kuhu tahaksid välja jõuda? Jah, ikka iga vastus, mis iga noor võrkpallur ütleb, on Itaalia, Poola, aga mulle on ka alati sümpatiseerinud Türgi, et just sellepärast ma ise olen ka käinud seal, et Izmiris siis, kus Robi mängis ja et tol hetkel talle ei antud autot isegi, aga tal oli korter seal linnas ja saal oli äkki 2 minuti kaugusel ja vajadusel käis ka klubi autoda sõidutamas, kui ta tahtis. Et seal oli kudus väga okei ja siis jalutasime seal trenni ja siis võttis mingi Mustafa Koč, üks temporünda, võttis tema kohvi ja rääkisid juttu ja need Türgi inimesed kõik tundsid hästi soojad ja et seal trennides tegin päris palju kaasa või korjasin palle, et aitasin seal, aga ikka minu jaoks oli väga oluline. Et sain ka nagu seal olla ja pärast sain veel servida ja mängida ja et see Türgi mulle väga meeldis. Ma uuriksin ja teeksin selgeks ka selle asja, et mingi moment oli ju sul mingi plaan või mõte minna USA-sse ülikooli. Et ma saan aru, et see praegu ei ole teema. Ei ole, sest... Kui kuulsid palju Stefan Vaaks seal saab, siis mõtlesid, ei, võrguga ma sinna küll ei lähe.
võrguga on seal ikka väga raske. Ma arvan pigem vastupidi, et kui ta kuulis palju võrkpallurid saavad, et siis ei. Sest nüüd tuli see name, image ja likeness ja ma ei tea, kui palju see meeste võrkpalli mõjutab, aga no võrguga oli see, et mina alustasin sellega väga hilja, et selle USA-värgiga tegelemist, et ma sain alles siis teada, kui ma alustasin, et peab põhimõtteliselt juba 10. klassis sellega tegelema, kui sa tahad saada. Et meeste võrkpallis pidi väga raske olema ja kuna naiste võrkpallis on seal scholarship igal pool väga palju, et siis kuna neil ei ole Ameerika jalgpalli, et siis meestel see on väga populaarne ja siis me ühe meeskonna peal on 4,5 scholarship ja seal on pea 20 mängijat, et tol hetkel ma saatsin päris palju e-maile, päris paljudele koolidele ja enamustelt sain vastuse, me pea kõigilt, osalt saanud üldse vastust ja need, kellelt sain, oli see, et tundnud hea mängija, aga meil on täiesti täis, et kas tahad järgmine aasta proovida uuesti. Et siis juba, kui ma alustasin 12. klassi, oli juba järgmise aasta ülikoolid peaaegu täiesti täis. Ja oli üks kool University of Charleston, kellega ma rääkisin, et seal treener on austraaliane Luke Reynolds, kes oli Robbie kontakt. Et temaga ma rääkisin tõsisemalt ja ma ka meeldisin talle, aga seal oli ka see, et ma oleks pidanud enda taskust või siis vanemate taskust 3000 aastas maksma. Ja siis ei tundnudki nii-öelda kõige parem variant ja tänu sellele, et tollel aastal Robbie mängis Berliinis, et oli ta meeskonnakaaslane Cody Kessel, kes on väga sees selle ülikooli teemaga, et siis õnnestus ka temaga üks videokõne teha, kus rääkisimegi sellest ja ta ütles, et minu jaoks on igati mõistlik jääda Euroopasse, sest ma juba olen Eestis siis põhitegija ja siis saan nagu palju kogemust teiste kogenevate mängijatega ja et seal Ameerikas ongi, et kõik need ameeriklased mängivad seal U16, U17, U18 oma vanuste vastu. Ja ma tahtsingi öelda, et kui sa vaatad tegelikult, kui suur hüppelaud on kas või see sama Balti Kronimet liiga nendele ülikoolist tulijatele, siis sa nagu lähed siit hüppelaualt korra ära ja siis võib-olla peaks uuesti tagasi tulema, et kas sellel nagu oleks pointi anda. Selline küsimus, et LeBron Jamesil oli väga oluline, et ta saaks oma pojaga koos mängida, et ma ei tea, sul poega ei ole, aga et kui tõsiselt teil plaan oleks Robbiga mingi hooaeg kuskil klubis koos teha, kas see oleks realistlik, näed mingit Võrus võib-olla. No nüüd see komplekteerimisstrateegiasse ei sobi. Teeb uue strateegia. No klubi tasandil ei ole see väga oluline muidu kummagi meie jaoks, et et koondises? Koondises pigem tahaks, see aasta ei ole võimalust, aga siis on järgmine aasta ei saa nii olla, et ei ole võimalust, et loodetavasti Robbie jääb terveks ja ma suudan teha seda, mida pidin tegema see aasta. Aga üks võimalus koos mängida rannaliival ja ma usun, et see aasta võib-olla tuleb selline võimalus. Mängite siis kuskil Eesti turniiriga kaasa või midagi? Mingid turniiri tahaks teha, et me just uurisime ka üks päev, et see aasta vist ei ole kahjuks Võrus. Ei ole, just tuli tegelikult kalender välja muideks. Vist oli äkki 6-8 juuni Rakvere. Midagi sellist. Ma peast rohkem ei mäleta, ma tean, et oli veel Paides, oli Põltsamaal oli ja siis oli Kloogaranna. 4 etappi vist oli väljas. Et sellest oli ülimalt kahju, et oleks see aasta on Võrus etapp heal ajal, siis ma usun, et oleks päris suur võimalus, et ma oleks Robbiga sinna mängima läinud. Aga nüüd see aasta olenebki, et kuidas tema graafik on, kuidas tema keha on, et kas tuleb selline võimalus. Aga mis plaanid sul suveks on, et kui sa nüüd koondise valikus ei ole, et mis sa teed suvel? Eks ma mängin rannavõrkpalli, ma ei usu, et ma nii tõsiselt mängin, et iga GP etapp kohal käia, et rohkem sellise puudete ja nii-öelda trenni pärast ja väga suure rõhu tahan panna jõusaali peale, et hooaja lõpus seal Kaur Erika Esiga kogu aeg võitlesime, nii-öelda võitsime, ta on ikka päris suur, et kui ma võtsin 110, siis ta võttis järgmine päev 125 rinnale näiteks. Et talle ma ütlesin, et suve lõpuks ma võtan vähemalt 120 ära, et jõuksis olen ma väga motiveeritud ja plaanin sellele keskenduda. Ma arvan, see on väga õige tee. Tänapäeval see füüsiline pool on nii oluline tippvõrkpallis, et ma ütleks isegi olulisem kui see, et kui osav sa seal oled.
väga võimalik, jah. No ma tõmban ühe teravama küsimuse ka, et muidu mul läheb liiga selliseks pehmeks saateks, et Tristan, mis sa ütled neile inimestele, ja neid on päris palju, kes arvavad, et Eesti võrkpallikoondise parimad ajad on möödas? Jah, seda ma olen kuulnud, et need parimad ajad olid päris lahed ja see 2017 seal EM, kus me käisime ka terve suguvõsaga Poolas vaatamas seda. 18 oli päris ilus aasta, siis mängiti Venemaaga kenasti, see on valiksarjas ja 3. Ja no hetkel on nagu tundub nagu selline väike paus, aga ma ei usu, et see ka nii jääb, et noortest on ka päris palju andekaid ja ma usun, et parimad aastad on veel tulemas. Kas sa oskad meile ka öelda, kes need andekad noored meil on? Me siin üks saade just arutasime, et me ise ei suutnud väga palju välja mõelda neid, et Jefanov tuli meile meelde, aga ega me väga palju ei tea ka neid noori. Et... No me ei teanud isegi MK-etapil käivaid rannavõrkpallureid polnud kuulnudki. 2 meest, kes teevad võrkpalli podcasti. No nagu mainisid juba Kurik, kes on Šveitsis praegu, siis Jefa kindlasti, et tal on 2.08 juba ja 3.70 siru käe ulatus, et see on ikka ebareaalne. Aga kes veel saab tulla, näiteks Audest on paar nime, Kaspar Timusk, et kes võib ka päris diagonaalründaja olla. Et see olenebki, kuidas neil nagu edasised aastad lähevad. Et sidemängijate peal ei ole meil liigi palju, et oleneb, kui tõsiselt Urb tahab võrkpalli võtta, et kas ta tahab üldse sellega täiskohaga tegeleda või mitte. Ja vaatame veel. Libero poolest mulle Sten-Markus Taasväli mäng väga meeldib. Ma ei tea, palju te Aude esiliigat olete jõudnud vaadata. Mina natuke olen. Ja, aga ta on üks mul väga headest sõpradest ja ma tean, et ta on väga motiveeritud. Ja ega seal liiga palju ei ole, aga ma loodan, et on veel nooremaid mehi, keda ma ei tea. Nojah, ja teine asi on see, et meil on ju ka praegu koondises neid mehi, kes võiksid ikkagi 10 aastat veel kenasti panna, eks ju? Jah. Kas või Märt Tammearu või... Ja igal juhul, jah. Lõhmus või? Et ei ole jah vaja siin matuseid pidama morbiidseks minna. Ma küsin nii, et umbes 6 aja pärast, täpselt 6 aja pärast, 13. juunis sa saad 20 aastaseks. Just nii. Kuidas sa oma sünnipäevasid tähistad? Oled sa selline suure peo tegija mees, et kutsud kõik kohale või pereringis vaiksemalt või et mis tava on? Ei, ma enda sünnipäevale väga suurt tähtsust küll ei pane, et on inimesed, kes teevad suured peod ja ootavad kõik, aga mul üks sünnipäev on hästi meeles, kui ma sain 18 ja siis hommikul vara sõitsin Arki, võtsin load ja siis sõitsin sõpradega Tallinna peal ringi ja siis õhtu lõpuks ajasin juukse maha endale, et sellised asjad, et pigem ongi, et vedan sõpradega, et mingit kindlat pidu ma vähemalt enda teada küll ei tee, et minu jaoks ei ole nii oluline see. No nii, meil siin vaikselt aeg tiksub, stuudioaega meil väga palju pole jäänud, et siis... Ja ma tahaks veel minna täna kaikaga väikseid palle lööma, et hakkame vaikselt... Pesapalli siis? Ei. Väikse golfiringi peaks tegema. Golfi. Ma olen discgolfi mängima ka varsti. No. Meil oli plaanis tuua sisse uus rubriik Vana kuld. Me arvan, seda ei tee, aga me teeme seda järgmine kord ja võib-olla isegi et võib-olla ettevalmistus jäi mul ka nõrgaks, et see teema oli natuke võib-olla lühidalt oleks raske seda artiklit olnud kokku võtta. Rubriik meediasoovitus tuleb, ma arvan, üsna lühike seekord, et polnudki nagu midagi. Aga kiidame Georg Sonnet, ta ikkagi hoiab üleval seda asja. Ja, mulle eelmine kord ka jäi just see Georg peale seda neid finaalseeriat ka, tal oli seal väga palju intervjuus asju ja mees paneb entusiasmi pealt, et selles suhtes, et väga, väga äge, et Georg, pane edasi. Kütta edasi, jah. Et paar kuulajate küsimust, mis meil oli siin Tristani kohta, võtsime ära, ühe võtsime arutlusteemaks, et ma arvan, et lööme asja lukku. Jaa, see Maarjo Liiva arutlusteema, et Kuulbeti poolt sulle üks T-särk ka, et võtame sinuga ühendust selle hea arutlusteema. Ja see arutlusteema ootas meil umbes siin poolteist kuud. Päris kaua. Head kirjad ei lähe halvaks. Jah, et saatke meile. Maarjo kirjuta meile veel, paku ideid välja ja teised ka kõik, et ootame aktiivset osalust. Ja Kuulbeti poolt ikka alati parematele küsimustele midagi leiame ka.
ja täname Tristanit siia tuleku eest ja siis soovime sulle edukat jõusaali suve või? edukat jõusaali suve, ära siis nagu liiale ka mine, et mingit vigastusi ei tuleks seal, selga hoia korrektselt. Jaa, teen mõistlikult. Ja siis sügisel Pärnus kohtume. Sügisel Pärnus kohtume, jah. Teeme nii. Jaa, aitäh teile. Tšau! Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.